Tšau kõik Karl Karlsson garaažifännid. Monteerin siin tänast videot ja avastasin, et kogemata unustasime suures filmimistuhinas Karliga videole sissejuhatuse filmida. Räägin siis kiirelt ära, et käisime külas Andres Arnaveril ja vaatasime üle tema FIA Pro-Mod klassi Mustangi. Rääkisime autost päris põhjalikult ning rääkisime igasugustest protseduuridest ja asjadest, mis kogu selle Pro-Modi sõitmisega kaasa käivad. Kahjuks seekord treilerid üle jõudnud vaadata, sest et õues oli pime, kui me filmisime ning mis me pimedas ikka neid treilerid vaatame. Leppisime juba kokku, et leiame aja, kus on väljas valge ja natuke rohkem aega ja lähme vaatame ka need treilerid pärast üle. Mis ma ikka pikalt jutustan, vaadake videot, jätke alla kommentaar, kuidas meeldis. Mida rohkem kommentaare on, et seda tõenäoliselt saame siis Andres juurde tagasi minna ja järgmisi asju juba arutada ja vaadata. Aga okei, davai, nautiga. Tulime täna külla siis Eesti kiiremale mehele või? Et me rääkisime Miili ajal korraks suhtlesime, et seal oma telgi all ja ütlesin, et võiks tulla vaatama, et mis siin toimub. Aga kuna Andresel oli siin hooaeg pooleli ja igasugused kiired tegemised, siis lihtsalt ei leidnud aega. Ja nüüd lõpuks novembrikuus jõudsime siis selle väga kiire Fordi kõrvale ja tulime siis Andrese garaaži vaatama, et mis siin siis nagu nii-öelda ühe väga kiire Euroopa kiirendustiimi telgi taga toimub. Et kui meie sõidame siin, käime seal Kiltsi lennuväljal niimoodi sihukest 10-4 sõitmas või midagi taolist, et siis Andres sõidab 5-9 sama distantsi peal umbes. 5-8 oli see. 5-8, jah. Et sihuke vähemalt poole kiiremini, kui meie sõidame seda. Ja lõppkiirust on ka natuke rohkem. No natuke, 2 korda rohkem peaaegu. 406 oli see aasta. Ja 406 just. Ja, just. Ja tulime vaatama, et mis siin siis telgi taga tegelikult toimub ja mõtlesime, teeme siis kahes osas, et kõigepealt alustame auto kõrvalt, vaatame auto üle selle punase raketi ja siis lähme vaatame ka siis iga sihukese motosport meeskonna unistust ka siis 2 hetkel treilerit. Hetkel on 2 treilerit, jah. Just, et on siis vana ja uus. Just, jah. Aga Andres, äkki sa siis kiiresti räägid, et mis siin, hakkame eespoolt pihta kohe, et mis siin mitte kapoti all, vaid siin avatud praegu toimub, mis mootoriga on tegu ja mis siin edasi viib? Tegu on nüüd, enamus on nüüd öelda, et viimase põlvkonna hemimootoriga, aga ikkagi veel, ütleme, viimase otsa nagu põlvkonna, et raised cam ehk siis ülestõstetud nukkvõlliga hemimootor, Alan Johnsoni mootor, Ameerikas väga tuntud mootoritootja, põhiliselt ongi 2 tootjad, kas Alan Johnson või Pae, et 2 versiooni. Mina sõidan Alan Johnsoni mootoriga. Miks Alan Johnsoni mootoriga, siis sama, kes mind siis ka toetab, kelle tiimis olen Proland Racingul, et see on nende nagu kokku pandud mootor. Iga mootoritootja valmistab kuidagi mootorit natuke erinevalt ja teeb mingid asjad nagu omamoodi, et mis neile meeldivad või ei meeldi. Aga põhikonstruktsioon on ikkagi sama, et on hemimootor, 8,5 liitrine, 520 kuuptolli on meil mahupiirang. Turbomootori puhul, kompressormootoril on 526 vist. See nüüd see mahupiirang on see, mis on sinu klassis nagu, kus just, piirang, jah. Igaks juhuks ma hüppan korra tagasi, et see klass, kus sõidad, on siis FIA Pro-Mod Euroopas äri. Just. Mis seal need põhireeglid on, mida me teadma peaksime, kui me selle autost räägime, et nagu nii-öelda, et siis me võib-olla on mingi kerge kontekst olemas kohe. Okei. FIA Pro-Modi reeglid on siis niimoodi, et on maksimum 520 kuuptolli turbomootori puhul, 526 blower mootori puhul, ehk siis kuskil 8,5 liitrit mootorid, on ära piiratud klappide suurused mootoris, ehk siis sisse laske-välja-laske klapp on ära piiratud, on piiratud olenevalt nüüd, millega sa teda üle laed, on piiratud, turbode puhul on näiteks piiratud rõhuga, on 2,5 baari, üle 2,5 baari minna ei tohi. Okay. Ja see on meil eraldi, on boost controller, mis on NHRA oma, on pirkaga, ütleme siis niimoodi kinni pandud, serditud ja siis FIA mehed käivad peale sõite, kogu aeg võtavad logi ja kontrollivad, et kas ei ole läinud midagi üle. Just. Kompressormootoritel on ülekannetega piiratud, Nitrol ei olegi piiratud millegi, Nitrol on mootori maht on vist Euroopas on 903 kuuptolli, USAs 959 ja kaal, muidugi on alati kaal on teemaks, et Pro-moodil turbomootori puhul on 1204 kilo, praeguse auto koos minuga on kuskil 1212, 1214, et 10 kilo üle umbes. Aga kui puudu jääb, et siis paned kui raskus juurde nagu? Just, et sa ei tohi jumala eest olla vähem. Et peale sõitu, muidugi kaalutakse alati peale sõitu, kui sa teed sõidu ära, lähed tagasi ja siis tagasi minnes lähed kaalu pealt üle, vaatad ära. See on piirang.
muud midagi väga ei olegi, eks mingid pisi nagu asju on, aga rehvid asjad võid kasutada suht maksimumi 36 tollist ratast 16 tollise välja peal ja manuaalne käiguvahetus. Peab olema, ise vahetad käike. Okei. Shifteriga vahetan, ei tohi veokontrolle kasutada. Okei. Aga keegi siis tuleb reaalselt kontrollib sulle, kas sul EKUs on mingisugune siuke funktsioon? Okei. Just. Et veojõukontrolle ei tohi kasutada, et sa võid ainult katkestada süüdet, et süütekõverasega mängid ja ongi kõik. Et Pro-mood on selles suhtes jah äge, et ta on ikkagi siukene, ei ole ainult tehnika vastu, elektroonika vastu, või ta on jäetud ka natukene ikkagi seda mees-mehe vastu nagu teemat, et just sa ise pead käiku vahetama selle pealt, kui ta hakkab sul palju su süüdet maha võtad, pead leidma selle õige koha, mis talle meeldib, et ta käest ära ei lähe ja nii edasi, et neid asju on, aga need on nagu põhiliselt need kõige suuremad nagu kaal, litraas, rõhk, kas kompressori, turboasjade puhul ja see ongi manuaalne käigevahetus ja ei tohi neid kasutada. Okei. Jah, just. Aga veel nagu kõrgemale minna, mis siis sellest järgmine veel oleks nagu klassi poolest või veel mingi kiirem või ongi juba siis top fuel'id? See ongi kõige kõrgem, kui me räägime FIA klassidest või ütleme legal, nagu öeldakse, legaalne Pro-mood. USAs on natuke reeglid veel erinevad, USAs on näiteks piiratud turborõhk veel rohkem. Kui meil on 2,5 baari, siis seal on 2,3 baari näiteks. Et on veel toodi natukene allapoole, et tuua nad võrdsemaks siis teistega, aga praegu USAs nad on pigem, ütleme, on nad natuke see turboliiga kõri kinni tõmmanud, et nad bloweri või ProChargeri vastu on vägagi raske nagu saada. Ja et kui veel kiiremasse klassi minna, siis peaks juba lambi minema dragsterite poole, et enam midagi nagu kiiremat ei ole siin. Kui me räägime legaalsetest klassidest, nagu minulgi sõidan FIA legaal Pro-moodi, siis jah, seal nagu ei ole, see on kõige kiirem klass, aga on Outlaw Pro-mood. Outlaw Pro-mood on siis see, mida ma käisin 2019-2020 Floridas sõitmas oma vana sinise Mustangiga 200 meetri distantsi. Bradentonis on ju? Jah, Bradentonis, Floridas, just. Sorry, ma segan sulle vahele, aga ma mäletan seda videot nii hästi, ma vaatasin videot ja kui ma eksi, siis Janis või keegi jäi ma plätuga kinna sinna selle algusprepi peale. Selle kohta nii hea selle videos. Ma mäletan lihtsalt seda kohta nii teravalt, et ma hakkasin naerma selle peale, et see rekord või nagu mingi ülikiire rekord tuli ära, kui ma eksi, vist oli see Small Block Fordi rekord tuli sul. Just tõukuru varrastega mootor jah, et Small Block Fordi 5,9 sekundit sõitsime 400 meetri peale. See oli ulme. No tegelikult see oli üks sitemaid sõite, mis üldse oli koos olla, kui me võtame seda esimest 200 meetrit. Aga ütleme niimoodi, et jah, oli piisav selle jaoks, et 5,9 lõppu ära sõita, et 200 meetrit oli 3,99 sekundit ja siis 400 meetrit oli 5,99 sekundit. Et see oli nagu väga nagu täpselt sinna nagu pandud paika nagu. Et see läks nagu hästi ja et USAs me tegelikult lõpetasime Outlaw Pro-moodis, oli vist parim 200 meetri aeg oli 3,93 sinise autoga, small blockiga siis. Ja sealt on siis tegelikult olekski siis madal 5,9 või 5,8 isegi kõrge võib-olla juba sellega, aga ta on jah nagu ütleme. Outlaw siis ütleb seda, et seal nagu juba on veel vähem reegleid? Seal on vähem reegleid, seal on lubatud rohkem, seal on küll kaalupiirang on 2750 LBS-i, ma ei teagi, kui palju ta on, aga ta ongi midagi 1200, ma ei tea, 30-40 kilo äkki või. Kuskil sinna kanti oli kaal, aga kui me siin kasutame praegu 88 mm turbosi, siis seal on lubatud kasutada maksimum 94-seid ja ei ole boosti piirangut. Ehk siis sa sõidad 94 turbodega kuskil 5 baari rõhuga. Ja sellega ta teeb circa 5200 kuskil 5200 silla otsast jõudu, hobujõudu. Et seal on nagu palju jõudu selles suhtes, aga kuna rajad on nagu väga head, siis seal saab seda nagu väga hästi nagu teha. Super. Kui me tuleme selle auto juurde korra tagasi. Ei, nüüd lähmegi, me rääkisime klassid ära ja nüüd räägime sinu autost. Jäime mootori juures, jäime pooleli ja juba mainisime turbo suurused ka ära tegelikult. Et need on siis ka piiratud, ütlesid, on ju? Just, 88 mm turbod, induuser ehk siis see, kus kohast ta õhku sisse võtab. See turbo laba, ütleme, see esimene äär on siis 88 mm maksimum läbimõõdult. Et järgmine, kui sa sõidad auto Pro-moodi, siis võid panna see 94 mm, et teha vähe rohkem nagu. Ja kui sa sõidad ekstreem, ma ei tea, kas ekstreem Pro-mood enam lubatakse, aga ka ekstreem Pro-moodis siis pannakse isegi 102 mm 106-seid
ja noh, siis need lähevad suht hulluks, et seal, kas ta oli Bahrein, kui päris aus olla, tegelikult see Bahreinis vist sõideti, mis on kõige kiirem selle Hemi mootoriga, toorautoga, ehk me räägime siis ukseautost ikkagi samasugune. Yeah. Oli sõideti, kas ta oli 400 meetrit distants läbi, oli kas ta oli 5,37 sekundit ja pea 450 kilomeetrit tunnis. Aga kusjuures see oli 94 turbodega ja täisrõhuga, et selles suhtes, aga ta oli kerge auto, ta oli mingisugune pea 100 kilo kergem reeglite järgi, mis nagu peab olema, nagu need usas sõidavad. Need kõik on nagu väga kinni selles, et kui palju sul auto kaalub, noh, alati hakkabki sellest, mida auto on kergem, mida rohkem jõudu, noh, ilmselgelt asi liigutad nagu lihtsamini nagu edasi, et nii ta käib. Aga jah, ütleme, ma ei teagi, küsi sina või mille kohta sa tahtsid? Jaa, muidugi. Mootri koha pealt rääkisime ära. Jaa, rääkisime motorist, tootjast rääkisime ära, siis ma vaatan, et sul on siin 2 paari pihustit iga silindri peal, eks? Jaa. Et kas see on siis nüüd selle jaoks, et üks lihtsalt on ühest pihustist ei piisa või on sul siin mingi muud asi tehtud? Ühest ei piisa. Ja kui suured need praegu on? Nad on 7-liitrised, 7000 cc on kumbki. Ja 7000 cc on üks pihust? Just, ja need on 2 tükki. Et muidu tavaliselt kasutatakse niisugune 2200 Porsche või kuidagi on, aga siin on üks on 7000. No, 7200, kui päris panen võrdluseks, minu Audil on üks pihust ja see on 1500 cc per silindri siis. Just. Ja mis kütusega sõidab? Metanool. Metanooliga. Just. Et praegu hetkel, kui ma olen piiratud rõhu juures, siis on pihustid lahti kuski 55% maksimum selle juures, et siis mootor teeb circa 3700 hobujõudu selle juures, 3500-3700. Ja kui need igasugused promoodi piirangud maha võtta, et siis ongi see, et saaks nagu kõik selle pihusti arvustada? Kui sa paned suured turbot peale, keerad 5 paari peale, siis tulebki 80% peale, läheb 85% peale. Et tänu sellele peab olema väga suur kütusepump, nagu siin ees näha on. Võid rääkida kohe, või kuidas see kütus jõuab siia Lätti üldse? Mis seda liigutab? Tal, et oleks lihtsam käima panna, punkt 1 on 30-liitrine kütusepaak, tuleb siit peale, nagu näha, on jäme roostava madrass, tuleb peale mehaaniline suur Watermani pump, mis liigutab 31 või 32 gallonit, mis ta oli kütus tunnis. Ja see käib otse siis Nukkvõlli otsast tuleb otse ülekanne otsa ja keerutab seda nagu ajab ringi pumpa. Kogu küttesüsteem on AN16 trassi peal, ehk siis ühesõnaga kõige jämedam trassi peal. Pumbast tuleb välja, läheb filtrisse, ring ära ja tagasi. Pluss, et lihtsam teda käima panna oleks siis USA-s mulle meeldib, nad teevad alati selle, et pannakse eraldi väike elektriline kütusepump ette. Rõhu üles, on ju? Just. Ei pea nii pikalt käima. See on eraldi nupu all üles ära, ongi see. Teda on halb selle pärast juba käijata, et kuna see mootor käib 10,500 pööret, üle 10 000 pöörde, mis on suht ajuvabadega, tõukurvarrastega, vanakooli, mingisugune tehnoloogia on ju. Aga ongi see, et sul on klapivedrud ülitugevad ja kõik muud asjad, et siis ongi see, et sa üritadki, tal on eraldi õlirõhupumpad üles, saad lasta akutrilliga üles siit, lased, et sa määrid nagu spetsiaalselt patrelli otsa, ajad ringi ja määrid kogu selle, ütleme, nukaajami, rokkerite süsteemi kõik nagu üleval ära. Ja. Kui seda ei oleks, siis sa pead võtma kaane maha iga kord selle tõukurvardu otsad asjad määrdega ära määrima, tegema, siis paned käima. Sest kuna tal on niivõrd tugev klapivedru ja kui sa paned ta käima ja võtab aega, mille see õlirõhk tuleb tegelikult talle ülesse, siis ta käib osa aeg kuivalt ja ta rikub tõukurvarda ja need otsad nagu asjad ära. Et selles suhtes on hästi hea, kui on mehaaniline pump on peale, et sa võtad trelliga, padrun otsa, lased põmm, õlirõhud ülesse, kütterõhk ülesse ja siis nuppu ja siis ongi kohe käib ilusti. Et kõik asjad, et see pisi asjad, aga need nagu hoiavad jälle mootori nagu õnnelikuna. No absoluutselt, siin on kõik on USA-s läbi käidud teemad ja siis nagu kui sa siukse tasemele jõuad, et siis tuleb ka see teadmine nagu, et kuidas säästa oma mootorit. Ja, just. Ja ega siin muud midagi keerulist ei ole, suur küttesüsteem, korralik juhtaju, sõidame FuelTech juhtajuga. Ma vaatasin, sul on siin EGT Andurite jaoks on täitsa eraldi blokk siin pandud nagu, et mõlemad siis. Mõlemal pool on jah, 4 EGT plokk. EGT on paratamatu on see, mida sa pead nagu jälgima, mis sul välja laske. Kõige parem on EGT puhul, mis minule näiteks meeldib, on see, et kui sa paned mootori käima või lähed ennem starti, iga sõit pannakse uued küünlad peale. See on huvitav selle mootori puhul, mida ma alati ka teen. Iga sõit 8 küünalt, 8 küünalt, 8 küünalt.
iga tõmme siis, mis läheb? Iga tõmme läheb uued küünlad peale, nii et neid läheb kastide kaupa, küünlaid ikka kulub. Aga EGT ongi selle jaoks, et sa paned ta käima ära, siis sa vaatad, paned alguses ennem kui lähed starti, käid mootori üle oldud, uued küünlad peale, paned käima ja vaatad EGT pealt, et kõik silindrid käivad. Ühtlaselt, on ju? Ühtlaselt, aga ta üldse töötab silinder. Okay. Et ütleme, tihtipeale on see, et vaatadki, temperatuur on maas, et mingi probleem, et ei tule temperatuur üles, on ju, siis hakkadki kohe vaatama, milles on probleem. Et sa nagu oskad ennetada ja sama asi on raja peal, et kui sa sõidad, siis sa näed, kas need EGT püsivad nagu ühtlaselt, kus sa teda reguleerid või kas mõni läheb üles, hakkab alla, sa saad aru, kas seal silindris on mingi probleem, kas on piustiga probleem, äkki on mingi klapivedrudes probleem, on ju, mis iganes nagu asi, et sa nagu... Ei pea ka nagu mootorit õhku laskma, kui sa sõidu alguses juba näed, et midagi on väga pekkis nagu. Just, et sa näed, et mingi silindri käib, mingi asjad on ära, et on selge see, et okei, mingi probleem on. Ja alati on nagu see, et sa saad pärast nagu, sa näed logist, mis on nagu see asja teema. Muidugi, kui päris aus olla, siis seadistatakse seda mootorit puhtalt silma järgi. Silma järgi? Silma järgi. Mis see tähendab nüüd? Silma järgi tähendab seda, et iga peale sõitu tuleb see sama, miks on iga kord pannakse uus küünal. Võtakse küünal maha ja sa loed küünalt. Puhtalt küünalt. Seal polegi mitte midagi muud. Ma tahtsingi jõuda selle küsimuseni, et kas see on see, et pea igat sõitu on siis plaagriid nii-öelda, et kuidas sul see käib. Aga kui sul see tõmben ära, siis sa lüütad vist kohe nagu mootori välja, ja siis see annabki sulle võimalus seda plaagriidi teha. Et ma tean, et USA on see, et mõned veel sidavad tagasi ja siis nad ei saa selle pärast teha, et tagasi sõita on kas siis liiga rikkaks või sa ei saa nagu lugeda näin täpselt. Ja, ta enam ei ole see, et alati ongi niimoodi, et üle finišijoone, esimene oli vari, mootor välja ja neutraali. Ja siis hakkad hoogu nagu maha pidurdama. Kuna üle finišijoone on ikkagi 400 plus kilomeetrit tunnis, siis käib üliruttu, peab kõik käima, sest see tagumine osa, see võetakse nagu murdsekundiga praktiliselt see pidurdumise osa maha. Ma olen näinud mõndasid neid pardakaamera videosid ja tegelikult see võib tunda küll, et mis see sirgjoones sõitmine nagu ei ole nagu nii raske midagi, aga tegelikult kui palju tegevusi sa pead tegema nagu selle väikese aja jooksul, siis on väga palju käiguvahetused, roolimine veel, kui hakkab nagu viltu minema, siis vari lahti, nupud, pidurdada, kõik asju nagu jälgida, et see on ikka väga palju tegevusi on tegelikult seal. Plus turboauto puhul on see ka samamoodi, see igasugust heitsimist ja nende nagu, ütleme, kogu see protseduur, et kõigepealt see burnout ära teha, tagasi saada õigest seda jälge, siis sisse preesse, et siis pead üles puulima, sisse pampima, kõik sealt ära mineks. Kõik on ülipõnev teema, aga räägime autost ära ja siis räägime sellest teemast, et see on ülipõnev teema, kogu see protseduur, et ma tahtsingi nagu pärast, kui me oleme autost ära rääkinud, küsida kogu selle protseduuri või rääkida, et kuidas see kõik käib. Nii, kütusest rääkisime, mootorist rääkisime, süütesüsteem ka ma vaatan mingi väga jõhkrad kollid, et nii palju, kui ma oma sellest teadmisest tean, et metanool tahab väga tugevat seda saada, et üldse nagu plahvataks. Ja vist oli, kui ma ei eksi, siis see aasta, ma võin kohe paralleeli tuua, oli, kui ma eksi see One Mile Challenge'il GTR, kes sõitis 402 ja ta just vist vahetas oma metanool kütuse peale ja oligi vist see, et süütesüsteem jäi liiga nõrgaks, ei süüdanud seda metanooli nii hästi, kui oleks pidanud. Süütesüsteemis on meeletult kinni. Ma võin tuua siin veel kord näite. Okei, räägime ära, mis siin on. Siin on FuelTechi FT Spark peal ja CDI poolid, mis siis teevad 7 korda rohkem energiat kui tavalised, ütleme, SmartCoil ehk tavaline süütepool. Et ta energia on hoopis midagi muud. Võime võrdluseks tuua analoogne nagu Magnetoga, et kui vanasti sõidanud Magnetodega, siiamaani sõidetakse top-fuelide asjad, kes sõidavad nitrometaani, sõidavad ikka Magnetoga, sest seal on nagu veel rohkem nagu seda energiat vaja, et seda saada põlema kogu seda kütuse mahtu. Et mis küll on nagu see vahe, et hemimootoril sa sõidad suhteliselt lahja kütuse seguga. Tal on kuskil, ütleme, metanooli segu, õhu segu on kuskil 3,7, 3,8 ühele, siis miks ma just ütlen, et see süütesüsteem on nii tähtis, mul on näiteks eelmine sinine auto, kus kasutasime small block mootorit, 4-5 paari rõhku ja et small blockiga jõudu teha turvaline oleks, siis oli niimoodi, et me pidime sõitma kuskil 3,3-3,2 seguga kütuse õhu nagu ühele, siis õhu ja selle segu. Ja ma sõitsin tavaliste poolidega alguses, süütepoolidega ja siis oligi see, et sõidad rajale, kuuled, et nagu tagapool otsas siuke, ei käi puhtalt, ei käi puhtalt. Ja ma sõitsingi niimoodi, et 400 meetri peale lõppkiirust oli siuke 376, 378, kuskil niimoodi. Ja ainuke asi, mis ma vaatasin ära, oli süütesüsteemi. Ma panin sama asja selle CDI ehk siis FT Sparki süütesüsteemi peale,
kus on siis, kas ta on 750 megajouli või mis iganes seda energiat, muidu on 100. Ja esimene sõit välja, mitte midagi muud ei muutunud, rõhk oli sama, segud olid sama, kõik oli sama, see lõppkiirus tuli 395. Lihtsalt süüde oli kõvem. Ja 20 kilomeetrit võttis kiirust, niimoodi tuli jõudu tuli juurde. Lihtsalt, see on nagu meeletu vahe. Ja siis sa kuulsid, mootor käis puhtalt laulab, pau, laseb nagu puhtalt ära. Oli puhtalt see sama asja taga, et tegelikult ei süüta lihtsalt normaalselt. Puhus süüta ära siis sellega või mis iganes, et ei olnud... Jah, ta ei suut lihtsalt süüdata seda mahtu ja seda kogu seda asja. Ja teiseks on alati selle, et kui rikas on segu, mida rikkam segu, seda raskem nagu süüdata. Et EMI puhul on see, et jah, FT Spark on selles, et CDI-süsteem on nagu hädavajalik metanooli süütamiseks. Ja siis ma vaatan veel üks asi, mis on tänavaautoga muidugi see võrrelda, aga kui ma võtlen nagu tavalise autoga, et siis intercoolerit ei ole, aga see vist on väga tavaline metanoolautode puhul, et metanool on nagu nii head jahutavuse omadused, et ei olegi vaja lihtsalt seda, et sul on juba niigi on see. Et kui meie võitleme siin kõrge intake air temperature'iga või siis kõrge sisselaske-tempiga, siis metanooli peal sihukest asja ei ole, et nagu sul, mis ma olen näinud USA videotes, ongi see, et sul reaalselt intake läheb nagu härma, sest et lihtsalt nii jahe on see metanool, nagu nii head jahutamise omadused. 2016 aasta ma tegin katse vana auto peal. Oli niimoodi, et panime pihustid, seal oligi pihustid allpool veel ja panime temperatuuri anduri sinna sisselaskeporti, temperatuuri mõõtja. Ja 2,2 baari juures oli igastahes pihustit nõks kõrgemal, kus ikkagi see metanooli möll on, siis oli tegelikult sisselaske temperatuuri näites oli 20 kraadi seal. Nii et see on nagu ülikõva, kes vähegi sisselaske teemist teeb, see on ülikõva. See on ülikõva. Ja 20 kraadi. Ja see on iga ilmaga. See on iga ilmaga, just nimelt, ja. Et siin võib öelda sama ja mul ei ole isegi andureid peal ja ma isegi kontrolli ja ma isegi ei viitsi kontrollida. Sul ei ole vaja nagu seda, et sa tead, et kui sa seda metanoolkütusega ja siis see jahutab nii hästi, et sul nagu, ei ole üks asi vähem, mille pärast muretseda. Pluss üks asi veel, mis siin veel puudu on autol? Mida sa näed, iga teisel autol on, tavaautol on? Mis siin puudu on eest veel autol? Ma pean, jahutusradikas. Just. Siin ei ole vett. See on täiesti kui mootoriga on tegu. Täpselt sama teema, kuna metanool on jahutab nii palju ja Hemi mootori puhul on need plokikaaned ja asjad, nad on nii paksust materjalist jäetud, siis ta saab talletada endasse nii palju kuuma. Et sa saad rahulikult selle sõidu ära teha ja lähed tagasi ära ja siis ta jahtub see 1,5 tundi on sul aeg, siis sa saad 1,5 tundi lasta tal jahtuda. Ja promoodidega ei ole päris nii, et sõidu ära ja tõmmatakse need uuesti line-up, et sul ikka antakse selle aega natukene auto ära sul on mootor kuum, sul on käigukast kuum, sul on kõik asjad tulised. Ja alati sa peale sõitu peadki tulema, võtad lahti, klapikambri kaaned maha, vaatad need üle, vaatad klapivedrud üle, vaatad kõik asjad nagu üle. Et see on natukene teine maailm jah, et kui sa teed juba nii palju pööret, nii palju jõudu ja kõike muud, kus teiseks, kui me räägime veel kord legaalsest pro-moodist nagu see, siis sa alati loed, nagu me rääksime see küünla lugemisest, panedki seal vaatad, mis see küünal näitab, kas ta on natuke rikas, kas ta on natuke liiga lahja, kas on täpne asju, näed sa individuaalselt iga silindrit trimmi, nagu öeldakse, et sätidki, et vaatad natukene on rasvanet, võtan küttest vähemaks, vaatad kuumajälge palju on, kas sa saad panna 0,5 kraadi süüdet juurde või saa. Need asjad on need, aga kui sa seda nagu teed igal silindril individuaalselt, siis me räägime reaalselt, sa tood kohe 100-150 hobujõudu juurde. Sa näed kohe tulemuses samamoodi niimoodi, et muudad ära. Ennem oligi seal mingi 390 üle, 9 kilomeetrit tunnis on ju, tegime individuaalselt asjad kõik ära ja see oli kohe 405. Et nagu tegelikult on nagu see näitab, kui nagu mõjutab, kui suurelt nagu kogu see teema. Absoluutselt, täiesti arusaadav, et iga silinder saab optimaalselt töötada ja tuleb ka see optimaalne jõud. Täpselt, jah. Nii, aga liikume siis, ma arvan, et siit on meil enam-vähem kõik on vaadatud. Võib-olla vedrustuses võib korra äkki rääkida, et mis amort ja vedru siin on kiiresti? Lämbi amorte kasutame. Kas need on nüüd mingi täiesti spetsiaalsed kiirendusamordid või... See maailm on mul täiesti võõras nagu. See on täiesti nüüd spetsiaalne kogu see auto on üles ehitatud lämbisüsteemi peale. Võeti nagu ma sain ta, siis ta oli juba tehtud niimoodi. Aga on lämbiamordid, süsinikpidurid, asjad, kõik on lämbisüsteem selles suhtes peal. Aga mis sa siin nende amortide juures veel sättida saad nagu nii-öelda, kas te vedrustust ka muudad nagu pärast igast sõitu või seda jätad pigem rahule? Ta on suht paika pandud selles suhtes, et ülealt, kui sa korgi võtad maha, saad ülealt teda natukene reguleerida jäikust. Et kui sa tahad, kui jäigalt või kui kiiresti ta välja endast tuleb, et kui sa kohalt ära lähed. Et seda natukene saad reguleerida, aga esiamortidega väga ei ole
väga ma ei ole tööd midagi teinud, alguses sai natuke sätitud, aga USA-s oli juba see auto suht paika pandud selle jaoks, et ta sõidaks nagu seda klassi niimoodi. Et see on nagu hea, ees on amortide juures nagu näha veel siis, kuidas ma siis ütlen, pikkusandurid, mis siis näitab amordi tööd. Kui palju läheb laiali siis? Kui palju ta sisse välja käib, siis on eraldi ees, siin on näha on laserandurid, mis siis näitavad maast, siis kui palju see kõrgus nagu muutub, nagu kuidas, kas ta, point on selles, sa pead nägema seda, kas ta kandub üle kogu asja tagarattasse. Kui kohalt läheb ära, pead saama ta hoidma niimoodi, et on esiots on kogu aeg natuke õhus. Et kogu kaal kandutakse üles tagarattasse. Sa näed selle pealt nagu ära, kas ta suudab teda hoida või hakkab ta uuesti alla nagu vajuma, et tagant ots hakkab, siis hakkab ratas ringi käima, et ta ei suuda nina üleval hoida konstantselt kogu aeg, et minna ühtlaselt. Et see on nagu see, mis on tähtis nagu asi. Sa näed, kuidas ta kõrgused käituvad tal. Ja amortide käigust näed siis eraldi veel nagu, kuidas amordid toimetavad endaga. Ja sul kõike seda siis logib see üks mootoraju või on veel mingi eraldi süsteem selle jaoks? Mul oli algselt, kui ma sain selle auto, oli Racebacki loger eraldi sees, aga kuna ma teisel autol kasutasin ka samamoodi ainult FuelTechi logerit, ta on väga hea loger. Pluss tal on, kui paned eraldi boksi, saad talle, ma ei tea, 100 pluss nagu kanalit, mis sa saad panna kõiki need asju nagu logima. Et praegugi on siin niimoodi, et ees on laser, tagapõhjal on laser, tagasilja küljes on laser, kõik amordiandurid, mis on huvitav väga paljudel, ma ei teagi väga, et kellegil siin Euroopas üldse oleks, on näiteks mul temperatuuriandurid. Mul on eraldi temperatuuriandur, mis näitab näiteks rajatemperatuuri mõõdab, mis mõõdab refi temperatuuri kogu selle tee vältel. Hästi hea on tegelikult, kui sa saad siuksed asjad endale logisse ära, paned ilma juurde, siis kui sa lähed mõni teine võistlus sõitma, siis otsidki, vaatad nagu ilma kõige selle võrdlused rajatemperatuuride asja, mis ta enam-vähem nagu on ja raja tugevus. Et sa saad sealt juba leiad mingisuguse selle koha, sa näed ära, mis autole meeldis, kui palju süüdet, kui teravalt sa saad jõuga nagu ülesse tulla, kui tugevalt sa saad peale minna, et kiirem olla. Et see on nagu see, mis siin on paljud asjad. EGT-d, nagu me ütlesime, juba väljalasketemperatuurid on, mis me jälgime ees otsas, pluss siis loomulikud õlirõhud, kütterõhud, mis iganes muud asjad, mida vaatad. Aga selles suhtes hästi lihtne mootor, hästi targalt tehtud ja tegelikult on nagu, kui ma võitlesin enam oma small blockiga versus sellega, siis see on nagu 10 korda lihtsam. Plus teiseks on see, et saad aru, blokikaan maha võtta, läheb siin 15 minutit ainult 15 minutit. Selle uue tüübi mootor, miks ma selle sama Hemi mootorist ütlesingi, võtsin selle uue tüübi mootori. Vanal Hemi mootoril olid kõigil blokikaane poldid olid sisselaske kollektori. Või mitte sisselaske, see ütleme siis sisselaske all, ehk siis seal rockerite asjade lifterite nagu sees pool, nagu välis sees. Pidid selle intake'iga maha võtma? Sa pidid sisselaske maha võtma, pidid kõik asjad pealt maha võtma, et saada sisse, et sa saad poldid lahti, et saad blokikaane maha. Praegu on, ma ei võta isegi küttetrassi lahti, kütted asjad, et sisse lihtsalt torud, kõik jäävad külge, kõik asjad on küljes. Võtan lihtsalt selle maha, keeran integi poldid lahti, väljalaske kolle poldid lahti, mootori pealt blokikanne poldid lahti ja tõmbad lihtsalt kanne põmm ja paned laua peale. Ja hakkab servis pihta nagu kui vaja. Jah, et kui midagi juhtub, näiteks läheb natuke liiga lahjaks ja tõesti siin ajad mingi moment või ilm muutub nii drastiliselt, et ta võib natukene mõjutada. Või piust jääb kinni. Jah, just nimelt. Väga hull. Ja näiteks, tavaliselt juhtubki ikkagi on selles, et sul on küttesüsteemis mingi probleem ja piusti asi jääb kinni ja siis sellepärast ta võib-olla läheb lahjaks ja siis ta teeb klapile liiga. Et siis pead klapi ära vahetama ja klapipesa võib-olla kerge soovelduse tegema, et nagu teine klapp ilusti peaks ja uuesti peale tagasi. Siis praegu sa teed ilusti 1,5 tunniga selle töö ära, saad kokku ja lähed uuesti starti. Aga selle tasemel on ka iga see minut, nagu mis sa pead lisaks kulutama, on nagu võib see, et sul võib sõit käest ära minna ja on juba vastane stardijoone ja sina ei saa minna. Just. See on niisugused asjad, mis loevad. Santa Podis oli viimane võistlus, oligi hea näide seesama, et meil tegime sõidu ja käigukasti läks teine käik katki. Ühe suuna, mis on seal sidur on sees, see läks katki ja siis sul oligi 1,5 tundi aega ja tänu selle, kui sidur läheb katki, siis muidugi mootor läheb veel ülepöördesse. Kui ta läheb ülepöördesse, ehk siis käib sinna 11 000 pöörde juurde piires, siis mis ta teeb lõhupealt klapivedrusi, sul on ju, sa pead klapivedrud jõudma ära vahetada, käigukasti ära vahetada, kõik asjad ära teha, siis oligi tund 40 tegelikult oli niimoodi, et kui terve tiim pani need digi lendas ja siis sa saad tegelikult jõuad nagu kogu selle asja nagu kokku ära teha. Me saime kõik kokku, et lähme starti ja siis hakkas sadama. ja ei saadki seda rohkem sõitma. Siis ajas närvi küll, et vanad õbrased.
oli vaja, noh. jah, kast on nüüd juba nurgamaas maas. Aga kuule, me jõudsime sujuvalt käigukasti juurde. Äkki sa räägid käigukastis ka või mis siit nagu... Väga hea tegelikult, jah, võib küll. Üks käigukast ongi siin maas. Seesama ongi see käigukast, mis tuksi läks ühe suuna sidur meil Inglismaal. Tegu on siis algselt Chevy, mis ma siis ütlen, Chevy käigukastiga TH400 käigukast, 3-käiguline Ameerika hästi tüüpkast, mida kasutati iga teise Ameerika nagu ütleme siis selle auto peal. Et mis on küll sellel nagu erinevust on nüüd kindlasti näha, et ta ei ole tehase korpus enam. Et meie ei saa tehase korpustega sõita. Kõik on, kus tal siin on, siin ei ole isegi praegu peal, käib tal SFI sticker peal, ehk siis SFI oma. Siin on eraldi terasplaat on sees, kastis sees, alumiiniumkorpuse vahel. Ehk planetarid ülekanded, mis siin on, kui midagi katki läheb, siis inimene saab viga, et ei viska teda välja. No see on, sa istud ju põhimõtteliselt kasti juures ju nagu ma istun jah kasti kõrval selle koha peal põhimõtteliselt, jah, see on küll eespool, aga jah. Tal on eraldi suur pilletpump ees, õlipump, mis on siis aftermarket pump. No tegelikult ongi täis aftermarket käigukast, aga ta põhi on nagu Chevy TH400, kõige jämedam siis sissemineku võllid, asjad, mis turbiinile, see, kus ajab turbiini teda ringi, sellest nuudi pealt ajab õlib siis turbiini sisu nagu ütleme siis seda pumpa nagu ringi teist poolt. Nii palju, kui mina kuulnud olen, ongi siis kaks nagu suurt põhivalikut, et on see TH400 ja Powerglide nagu just. Selle tasemel, et kaks valikut, aga miks sul just see, on sul mingi põhjus ka või sul lihtsalt tuli auto selle TH400-ga? Üks põhjus on käikude arv. Mul on 3 käiku vaja. TH400 see on 3-käiguline, see on puhtalt sellest kinni, kuna lõppkiirus on nii suur, siis see pöörete vahemik, kus sa pead sõitma, sa lähed muidu pöörete vahemikust väga välja. Et kui sa sõidad Powerglide'iga, temal on 2 käiku, siis sa võidki seal kuni 300, ma ei tea, 320, 330, sinnamaani on Powerglide okei. Ja ma ütleks kuni võib-olla 3000 hobujõudu. Et see on nagu see piir, millest mina nagu väga Powerglide'iga üle ei näe, et sõidetaks. See käigukast reaalselt kannatab praegu 6000 hobujõudu. See on nagu kõige tugevam tükk, mis sa üldse saad nagu põhimõtteliselt teha tast. Et sama, mis mul autos sees on ka see sama ja siis teine, see on tagavarakast. Nagu ma ütlesingi, et kui sa sõidad juba nii kõrgelt nagu Euroopa meistrivõistluse asju, sul peab olema kõike dubleeritud. Mis iganes juhtub, sul peab mingi tagavara olemas olema. Ja nüüd tegelikult eelmine nädal me just panimegi kokku, saime Ameerikast viimased jupid ja vaatasime üle, hooldasime ta üle ja teeme kõik selle töö ise tegelikult. Et selle järgi, kui nii võtta, siis meil on tegelikult enam-vähem ongi kõik on majas, me teeme ise kõik asjad. Ja miks on see, on puhtalt selle pärast, ma ise teen näiteks samamoodi mootori kellegagi koos või asja, on selle pärast, et ma tahan olla ise kindel, et ma ise kontrollin üle iga detaili. Detaili, suuruse, lõtkud, vaatad kõik asjad üle, siis sa tead, sa paned kokku, et asi okei. Et mul esimestel aastatel, kui me USA-st võtsime mootorid, siis mul oli täielik jama otsa. Halvasti oli tehtud. Kõik asjad olid nii, ütleb, et kõik on nagu hästi, on ju, hakkad kokku panema, vaatad, nukkvõll jookseb vastu mingit, ma ei tea, kepsu, ütleb, nukk on õige sees, hakkan vaatama pärast tegelikult nukk oli 90 kraadi valesti, et tema kraadis sisse. Mis muud see kraadid, 90 kraadi nukk oli valesti mootorisse. Et sellepärast ongi see, et tehnilise või ütleme mehaanilise pooled asjad, need vaatame kas Soomest ja Airconestades või kuskil, kui on vaja kas puurida või teha plokikaanetööd. Kõige rohkem, keda ma usaldan Eestis, on üldse Windorfi töökoda on Tiit. Minu asjad ka seal Tiidu juures. Just. Tema on ainukene, kes minu hemikaane siia on teinud ja ta on müts maha ausalt selles suhtes, et siin isegi mees oli COVIDis ja mul tuli välja, oli vaja kaaned ära teha, mul oli vaja sõitma minna. Siis ta ütles, et mul enam vähem tervis okei, ma tulen nagu aitan teid välja, on ju. Nagu, et super, kui on siukseid mehi, kes nagu teavad, mida teevad ja alati tuleb sealt, on pestud, puhas, viisakas, ideaalne asi. Täpselt samad sõnad. Põmm peale ja sa ei pea kunagi muretsema, see asi töötab laitmatult. Et need on nagu need asjad, mis on vaja teha, jah, et ülejäänud asjad paned ise, tulevad uued kolvid, kepsud, asjad laod sisse. Siin on näiteks hülsid, sa saad ise vahetada ära siin. Eraldi on tõmmits, uued olsid, uued kolvid, kepsud, kasjad. Sorry, ma segan siin vahele, kas sa teed seda raja kõrval? Ja ikka, raja kõrval. Raja kõrval ehitad uue mootori?
ise teed, loomulikult, kui midagi juhtub, meil oli kevadel oli pihustitega oligi, rääkisime, oli probleem. 2 korda põletasime kolvi maha ühe silindri oli, kus pihusti oli tuksis. Ja oligi niimoodi, et 6 silindril käiski niimoodi, et läks nii palju sulama, et oligi vaja üls välja võtta, paned tõmmitse alla, tõmmitsega tõmbata välja, paned teise ülsi sisse ja lükud surud sisse ja läheb uued asjad sisse, läheb jälle. Täiesti pekkis, ma kuulen sükst asja esimest korda, et süük asi on võimalik. Jah, nendel mootoritel ongi see mõeldud kõik see asi nii ja see on täiesti loomulik kulg nende mootorite puhul, hemimootorite puhul. Kui nagu loogiliselt hakata mõtlema, siis kui sa oled juba nagu selle investeeringu teinud, sa lähed sinna esiteks sinna võistlusele kohale, millest me kindlasti räägime nagu nii-öelda, ja sa paned oma kogu selle treileri ja boksi üles ja kui see esimene seit midagi juhtub, siis see ilmselgelt, sa hakkad koju minema selle pärast, võid võtta kõik võimalikud abinõud, et sa saaks ikkagi ära remonta nagu nii-öelda peensusteni selle auto. Ütleme nii, et kui läheb ülsivahetuseks, siis on muidugi see 1,5 tundi on tihti peale sa jädeta. Aga järgmiseks päevaks ikkagi, kui ta ei ole eliminaatori päev, on kvalifikatsioonide päev, reede või laupäev, siis sa jõuad ära teha, oled järgmine päeva stardis või mis iganes on ja sa saad ära teha. Et need asjad on jah nagu see. Aga me võimegi siit külje pealt sisse vaadata, ongi selle just, et rääkisime just selle käigukasti ja asjadega. Nii, räägime meile siis kontorist. Ma lähen äkki teisele poole, siis ma saan minna teisele poole, jah. Ma saan ka kohe vaadata. Vaatame kontor üle siis. Nagu näha siis jah, nagu sa ütlesid, et suht olen kõrvale ka on küll, see käigukast on samas kohe siin sul jalgade juures. Kõik asi on nagu suht lahti, aga mis on muidugi hea on see, et käigukasti koda näiteks peab olema täiskinnine koda, et kui oleneb, mis klassis sõidad, osad sõidavad reidi käigukasti kodadega ja et siis on täitsa täiskinnine koda. Et temal on jah täiskinnine, et sa sinna ligidal pääsed, on põhja all polditav kaan, võtad põhjalt lahti, siis saad alt talle ligi. Kui on vaja kas turbiini polte kinni keerata või lahti nagu keerata neid asju. Et see on nagu see... Esimene asi, mis mul väga silma paistis praegu on see, mis paak see sul siin on? Tuleb käigukasti küljest. See on käigukasti tuulutus. Siukeses kohas väga huvitav. Jaa. Väga paljud kasutavad niimoodi, et nad panevad siin ja siis on üleval, filter on ülal peal. Aga tihtipeale on see, et kui on väga kuum ilm, hapnikut on, ütleme, hea näide oli Hockenheimis, kus oli 35 kraadi, oli temperatuur, on ju enam-vähem seal rajal ja õhku ei ole. Siis on see, et sa turbod üles puulida, sul võtab aega 7-8 sekundit. Tavaliselt võtab ta kuskil 4. Et sul kõik läheb nii tuliseks, et tagaraja otsas, kui sa lõpuks suretad maha ja see rõhk lastakse nagu alla, siis ta võib hakata sealt ülalt selle õlidega tuppa pritsima. See paak lööb selle õlimootori või käigukastist, mis lööb sinna ära. Tühjaks ära kogu aeg. Just. Mitte tühjaks, aga ta lööbki sinna ja siis natuke jahtub, siis ta vajub uuesti kõik kasti mürinaga tagasi. On ju. Nii. Aga nüüd, mis mina tegin selle, et mina panin see ülalt korgi kinni ja siis sealt otsa pealt on nagu näha, tuleb üks ja teine toru tuleb välja. Ja see toru jookseb taha ja tal on taga pagasnikus on siis see suur oilgetstank, kus on kogu mootori tuulutuse süsteemi asjad taha. Ja, just. Et kõik, mis ta lööb alg selle paagi täis ära, siia läheb ära, aga kui tuleb rohkem, siis ta lööb läbi selle trassi sinna, läheb taha läbi toru ja lööb taha ära, et jumala eest tuppa ei taha mingit õli ega vedelik. Kõik peab kuiv olema. Et see on nagu tõsi. Ja. Mis näite sa oma ekraani peal jälgid? Rajal, kui me räägime käivitades, paned käima, esimene asi on õlirõhk. Ja teine asi, ma massi sisse või näidata. Esimene asi on alati siis, süüta sisse. Nii. Ja esimene asi, mis on nagu alati jälgid ongi nagu õlirõhk ja kütuserõhk on üleval, siis esimesed asjad. Ja siis nagu ma just rääksin, et väljalaske gaaside temperatuurid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iga silinder, turbomäpp ja siis on vasakpoolne, parempoolne lambda. Ja üleval on RPM. See ongi nagu kõik põhimõtteliselt, mida ma vaatan. Paned käima, õlirõhk on okei, vaatad, et heigetad on head, ehk kõik silindrid töötavad, mida sa tahad näha. Ja see on ka nagu põhiline. Et midagi muud sa väga ei jälgi. Ma algselt kasutasin niimoodi, sõitsin, et neid saab panna tassi peale siia paned, kui sa pead, nagu ma rääksin, et ma pean ise käike vahetama. Tal 3 käiguline, esimese käiguga alustad, lükkad teine ja lükkad 3. Ja kui sõidates lükkad neutraali. Et panin alguses selle shift tule nagu siia selle ekraani peale, et ta näitab, et shift nagu karjub sulle. Aga teinekord, kui läheb, kas on liiga, ma ei tea, kas natuke lahjaks või liiga kuumaks või mis iganes on ju, või läheb pööre natuke liiga üles,
siis ta hakkab igasugu hoiatustuled hakkavad nagu näitama sulle, et Ja ma ei tea, ja ta hakkab segama. Ja siis asi, mis ma tegin see aasta, siis oli niimoodi, et ma panin talle eraldi shift light'i kõrvale. Et nüüd on niimoodi, et ikkagi dashi kõrval teisel pool on eraldi tuli, eraldi pandud tuli ja siis ma jälgin ainult seda tuld ja see on kurat tere tuli. Ja, ma tegin kui sa selle paned, see on see, mida sa ei maga maha. Ja minu puhul, auto puhul, selle puhul on see käiguvahetus nii kuradi oluline. Et ütleme niimoodi, et ma pean vahetama, esimese käigu vahetan teisele on kuskil 9000 pöörde juures ja teise vahetan 9300 juures, teise poolt kolmandale. Et siis, et sa ei jää seda pikalt passima või sa liiga vara ei vaheta. Täpselt, ma tahtsin vahe segada, et mul on olnud terve esimene aasta oli see teema, et ma kogu aeg vahetasin käike liiga vara. Et minu persetüna valetas ja mis ma tegin oli samuti, panin omale shift light'i niimoodi suure LED-riba ümber originaalse pidaploki ja seda sa ei saa maha magada nagu nii-öelda reaalselt. Sest kõige hullem, mis sa saad teha, ongi selle auto puhul on see, et kui sa vahetad liiga vara käigu ära. Siis juhtub siukene teema, et ma olen teinud seda ja ma teen teinekord ka meelega seda. Juhtub siukene asi, et käigukasti turbiin, tal ei ole turbiini lukku, on tavaline lahtine turbiin, ja siis käigukasti turbiin jääb libisema. Okay. Iga käik sa pead laskma õigesse punkti ära, et ta läheks lukku ära. Ehk siis esimese käiguga, nagu ma ütlesin, ma pean 9000 pöörde juurde laskma teda ja sealt ära vahendama 9000 juures, siis esimese käigu lõpus on kuskil libiseb läbi, kuskil 3-4% on ainult see libisemist. Sealt, kui sa vahetad käigu, siis sa näed, mismoodi tekib tugev nagu see pöörete tropp, ehk siis kukkumine, põmm, nagu manuaalkastil. Siis lähed uuesti teise käiguga üles, pööre läheb üles sinna 9300 juurde ja vahetad, siis kukub uuesti kuskil 7000 või 8000 juurde. Aga see on sellepärast vajalik, kui sul turbiin jääb libisema, sul ei tule lõppkiirust ja sul ei tule tulemus. Sa ei saa, ta lohiseb, kuumutab käigukasti või turbiini õli ja kõik asjad nagu sul. Hea näide oligi Hockenheimis, me sõitsime, kui oli jube palav, rada oli väga keeruline, seal oli puhas asfalt, vana see Hockenheim F1 ring see aasta Saksamaal. Ma vahetasin mitu korda oligi niimoodi ära, et siis ma sõitsingi 602, 603. Ma tean täpselt, mis ta siis sõidab. Aga kui sa vahetad ära, sa tunned seda, et auto hakkab käest ära minema. Et enam ei hoia teda nagu kinni, sa vahetad meelega varem ära, ei ootagi tuld ära, sest sa tead seda, et siis sa rahustad ta maha, turbiin hakkab libisema, aga sul auto ei viska ennast käest minema. Just. Aga tegelikult sa kaotad sellega ja kõvasti kaotad. Ja finaalis ma sellepärast kaotasin ka. Gramm liiga vara, jah? No hakkas käest ära vedama. Aru saadav. Võtsime küll, läks jube kuumaks veel, võtsin 1 kraadi süüdet veel igaks juhuks maha, eest otsa pehmendasin, et jumala eest, et ma teadsin, ma olen teisest autost kiirem. Ja läheb lihtsalt käest ära ja vahetad ära ja siis oligi niimoodi, et seal oli ka nagu karvavõrs oli nagu 605 oli minul ja 603 oli nagu teisel. Kui ma eksi, siis oli ka see start või tegelikult oli see parem nagu reaktsioon? Ei, selles finaalis oli teistpidi. Teistpidi oli, jah? Temal oli hästi grammikene parem. Hästi grammikene, aga ma ütlengi, et need asjad on nagu, me räägimegi siin 603, 605, me räägime praegu kümnendikest sajandikest. Just, nagu... Et nagu, kus on nagu mees mehe vastu, kui käib nagu võitlemine ja seal kuskil selle juures, et see on jah natukene teistmoodi. Aga kui kontorist veel küsin korra paar küsimust, et mis pudelid sul siin on? Need on tulekustutused. Kõik on tulekustutused? Need 2 tükki suurt on tulekustutust ja siin all on CO ehk siis suruõhk. Just. Ja seda me juba rääkisime või nagu, seda ma sinuga ei rääkinud, seda me rääkisime Harriga, et sellega sa tõenäoliselt juhid boost'i omal ja midagi äkki veel? Siin ma temal ei juhi rohkem, temal ongi ainult boost. Tal oli küll niimoodi, et algselt oli tehtud, et on silindriga üleval, et mul on rooli peal tegelikult nupp olemas, et ma saaksin, kui ajan seda alla, siis ta avab varju sellega, lükkab nagu õhuga lahti, aga ma ühendasin selle lahti, mina seda ei kasuta. Et mulle ei meeldida käe all. Et rooli peal on nagu ikkagi transbrake, line lock ja lihtsalt pumped sisse hüppamine ongi kõik, et muud nagu midagi tal ei ole, et muud asjad on, kõik on nagu samad. Aga nagu ma ütlen, et tegelikult kui me vaatame sisse, siis miks ma selle auto võtsin, oli see sama, et see on kunagi USA meistri Ükismiti auto, 2019 aasta NHR autodel. Aga ta on samamoodi, ta on suuremad kasva mees, ta on pikk mees. Ja siis sa tead, et kui seukene on, siis on tehtud nagu nii palju ruumi, et sa mahud normaalselt see sisse ära. Ja kõik on käe järgi mõnusalt. Aga kõige tähtsam on see, et sa saad istuda sisse ja lükkad selja vastu istet oma trihmaga kinni ja sul on hea olla.
vana autol sinisel oli see probleem mul, et seal ei olnud, tal ei olnud isteni alla lastud põrandasse ja mul oli niimoodi, et ma pidingi istuma natuke küülus kogu aeg. Ai pekki. Ja nii kui tire shake'i paar laksu paned, on selg niimoodi, et silmad on märjad. Et see on nagu raske. Kehal on väga, väga nagu valus ja tõmbab läbi nagu sind. Ja, just. Täiesti arusaadav. Just. Aga jah, shifter asjad on sees, muutsi väga ei ole, vari, nagu ütlesime, on ülealt käib lahti nagu ikka neil. Üks asi, mis ma nüüd järgmiseks aastaks panen, ma see aasta ei saanud õiget kiivrit kätte, mul on tegelikult üks balloon läheb sinna juurde, veel hapnikuballoon. Ehk siis kraan on paigas, eelmine sõitja ka kasutas seda, on, et starti, kui sa paned klaasi alla, mis on USA-s nagu suht võimatu ilma hapnikuta, sest seal on õhtuti õhuniiskus läheb nii üles, nii kui sa visiiri paned alla, on sul hall, tõmbab täitsa ära. Sama oli Santa Podis viimane sõit nüüd, kui me sõitsime Inglismaa finaale, õhtul sõitsin ühe testisõidu pärast, kui sõitsime selle 584. Just. See oli tegelikult sama sõit, kõik seade oli sama, kui lihtsalt mul läks käigukast, mul läks kardaan, järjest kõik asjad andsid järgi ja kuradi finaali päeval, ütleme siis niimoodi, et see oli nagu nii tüütu lihtsalt, ütleme niimoodi, et kõik saime autol nagu heaks, et reaalselt oleks sõitnud ennast karika peale ära nagu. Et jäime tänu selle loa ja kolmandaks, et teine koht muidu oli täiesti käes, aga lihtsalt asjad juhtuvad. Tehnikasport. Ja siis viimane sõit oli samamoodi, läksin sõitma, oli sama nihuke niiskus oli üleval, et ma ei saanud klaasi kinni panna. Ja mind nii häiris see tegelikult, et paned alla, tõmbab kohe halliks täiesti. Ja kas siis see hapnik aitab selle vastu? Just, sul on 2 pool torud ja siit tuleb värske õhk kogu aeg alla nagu juurde, hoiab klaasi puhtana. Floridas ma nägin eriti, kui ka Bradentonis sõitsin, siis seal oli ka samamoodi võimatu õhtul klaas kinni panna. Õuniiskus oli niivõrd kõrg. Et peab lihtsalt olema. Selge. Väga huvitav info, siukse probleemi, mille peale isegi ma ei tuleks ausalt öelda. Väga huvitav info ja põnev kindlasti. Aga me jõuame siia täitsa taha auto alla juba. Ma tõstan ta üles korra. Mugav. Siis on seda lihtsam, paneme üles. Siis saame alt ka vaadata üle, mis siin toimub all. Absoluutselt. Mis on karul kõhus? Nüüd on siin see, kus see kõik maaga juhtub tegelikult ja kuidas see jõud, millest me rääkisime, maha saab. Äkki rehvidest. Rehvid on sul huuserid, on ju? Kui laiad need on? Sa vist enne mainis ka tegelikult. Nad on 36 tollised, 17 oli lai, 16 oli välja peale 36, siis kõrgus. Okei. Ja kui palju sõite sa sellest näiteks ühest paarist rehvist välja saad? Ma tavaliselt teen kuskil 20-30 starti. Okei. Et see on nagu see, mis on rehv kannatab nagu teha. Mis on võib-olla nende velgede puhul ka, kui me vaatame siit poolt näiteks velgi, siis kes on harjunud, muidu neil räägi rehvi, velgedel on vaata tavaliselt on peedlokid servas, ehk siis tõmbad rehvis ja 2 oma vahel kinni, siis näiteks siin ei ole seda. Okei. Mismoodi sa saad sõita ilma? Mul ei ole aimugi. Õhukumm on sees. Lohv on sees? Lohv on sees, jaa. Üks asi on see, et sa lased välja poole õhu ja teine on see, et sa lased sisse poole õhu. Kuramus, kui sa just tõstsid auto, ma vaatasin, miks on 2 ventiili ja ma tahtsin küsida sult seda. Mul ei ole aimugi, miks peaks 2 ventiili. No, on jah. Aga tal on tegelikult niimoodi, et teine lehv, mis on sees, ta ei ole isegi, ei saa öelda isegi lohviks seda, sest ta on tegelikult täpselt nagu tavaline rehv, teine samasugune. Aga ta on tugev ja ta ongi niimoodi, et ta surub, siin on väljel, on sälgud, on sees tälgid ja siis ta surub selle rehvis ja sälkude peale siia välimisse seina poole kinni. Ehk siis siserehvis on meil, kui ma õieti mäletan, 2,8 baari rõhku ja siis välimisega mängimegi ongi süke 0,36 kuni 0,4 baari käib on välimises. Sisemisel on nagu fiks kogu aeg 2,8? Ja, see on kogu aeg fiksatud, et kindel seda sa ei puutu. Ja ta on kuskil siia pea poole, et ta on nii kõrge, et ta on peaaegu poole rehvi peale. Wow. Et ta fikseerib ära. Teine asi, miks teda kasutatakse, on puhtalt selle pärast, et kui sa lähed stardist ära, nagu sa oled alati näinud, keerab rehvi hästi pahupidi, lõtsi ära on ja nii. Nüüd, kui rada on väga hea, siis juhtub see, et ta hakkabki sul voltima, saad vaata rehvi jube palju on ju, ja sul on vaja meeletut jõudu algust starti saada, et ta tõstaks rehvi ei voldiks, või ta lööbki rehvi ennast suureks ära. See on nagu tähtis, mis sa pead saama, et rehvi ruttu suureks. Stardis on, sellepärast hämmerdatakse hästi kõvasti jõuga peale. Kui läheb tire shake'i tagajärg on puhtalt liiga vähe jõudu. Kuskil 99% on selle pärast. Selles suhtes, kui läheb tire shake'i, on liiga vähe jõudu. Kui on liiga palju jõudu,
inimene mõni arvab, et läheb tire shake on liiga palju jõudu, võtab jõudu maha. Tegelikult on, sa pead panema juurde. Kui sul on liiga palju jõudu, siis ta lööb ratta suureks, lööb lihtsalt ringi suitsema. Igaks korra täpsustust termini üle, mis on tire shake see niisuguse auto puhul? Ma ütlen ausalt, ega mina täpselt seda ei tea, mis see termin tähendab. Tire shake on siis see asi, et kui sa lähed minema ja ta ei suuda rehvi suruda ennast suureks jõuga, või ta jääbki voltima seda nagu siuke voldis tekib siuke lott sisse ja jääbki lõtt hakkab tegema ja hakkabki niimoodi nagu ei suuda ennast nagu suureks suruda ennast. Okei, selge. Suureks lükata. Just. Ja see on tire shake üks auto. See ongi tire shake, hakkab voltima all ja siis ta hakkab niimoodi raputama, nagu mõned videod on näha, kus niimoodi kerega ja niimoodi uksed lendavad kõik ülest ära, sest tegelikult see on nagu, see on julm vibratsioon. See on väga nagu... Ja, see lõhub kõik asjad tükkideks nagu ära. Et see on nagu teema jah, et see on üks asi, mis ma tahtsin näidata ära välja oma. Aga kui me lähme veel silla juurde, muidugi. Siis siin on nagu näha, on ise fabritseeritud, on kokku keevitatud Cherry Pickle'i poolt, sama selle autotootja poolt on sild, raudsild, paljud kasutavad ka alumiiniumsildasi võimalikke, mis on osa nagu Strange'i või kellegi tehtud. Teine asi, mis, stopperid lahti, et teine asi on see, et alati kui me transpordime, amordid on A ja O, et auto töötaks hästi. Siis on, kui me transpordime, siis meil on alati võetud amordid ära ja meil on pandud jäigad pulgad lihtsalt vahele ja poldid sisse selle jaoks, et lihtsalt fikseeriti jäigalt kere ära. Et muidu, kui sa sõidad pikke maid Inglismaad, värgid tuhandeid kilomeetrit teel ja sul on rekka peal, seda kogu aeg, amort saab kogu aeg. Ja sul on ju veel nagu kinni tõmmatud ka auto. Ja see aga ta ikkagi kõigutab. Aga see on nüüd, kas see on ka siis see Ford 9-inch nagu nii-öelda maakeeles või see enam ei ole see või midagi muud? Ta on ikkagi kutsutakse Fordi 9-tolline sild, aga 9-tolline sild, millest me räägime, on see, kui suur on tal differ. Ehk siis kui suur on tal third member, ehk siis kui suur on tal tandriks. Kas ta on 9-tolline või see? Kui me siin nüüd vaatame, tuleme natukese ettepoole, saab tulla ka kaameraga siit ettepoole vaadata, siis me näeme, siin on tegelikult 10-tolline. Taldrik on suurem vähe. Ja nagu näha, siis ta ei ole enam valutükk, vaid see on juba forged, ehk siis mitte forged, vaid pilletükk. Just, et ta on CNC-s välja freesitud ja teine asi, kunagi ei taha kasutada, osad kasutavad ega ei kasutata autodes raudkardaane nendes autodes. Just, ja see oligi sul, mis on viimalt Sanda poodisteks on ju see... Karbon kardaan, praegu on ka teine karbon, aga teine mul oli, tegelikult oli suurem kardaan, teine oli 1480 ehk suurema ristiga. Ja see praegu on 1350, see on minu sinise auto, tegelikult vana kardaan, millega ma vanaga sõitsin. Aga ta oli paar sõitu ainult teinud, pikkus on täpselt sama. Just, siis me vahetasime tal otsas ära, ehk siis jogi panime, ehk siis selle otsanuudi panime väiksema, taga tifrilt lahti ära, läks alla ära ja panime kokku, et siis me saime Inglismaa selle ühe testisõidu või siis ütleme see, mis lubati nagu teha, siis selle lubati teha, siis me panime selle kardaani alla, et siis sõitsime sellega. See on küll päris hea. Kas see on kokkusattumus või see oligi juba niimoodi arutatud, et kardaan on õige pikkusega sul, nagu see varukardaan on siis vana auto pealt? Need autod tegelikult ehitatakse, standard on niimoodi, et siit autod ehitatal niimoodi, et tavaliselt võetaksegi mõõt sellest esimesest, mis me siis räägime mootoriplaadist kuni diffri siia tsentrisse on üldiselt fixed kaugus. Ja kui sul on TH400 kast, nagu teiselgi autol mul oli, on sama kaugel oli diffri selle kaugus, on sama selle plaadist ja oli ka TH400 kast, siis see kardaan on ka täpselt sama pikku, vaata. Et see pikkus väga nagu ei muutu. Et kui on mingi ise aretatud, tehtud, mis iganes, siis on teine asi. Tavaline asi, mis on fiksatud samamoodi, pannakse on sama need 4-lingi vardad. Igasugu need asjad, et need on nagu enda nagu teatud pikkustega, kui pikad nad on, et see geomeetrias töötaks 4-link täpselt nagu, mis ta nagu parim nagu on, nagu ütleme see. Kas sa seda 4-linki ka sõitude ajal vahet midagi timmid siin või see on ka juba jällegi suht fixed? Ta on suht fixed, ütleme selle, kui sa paned ta paika ära, siis sa väga teda ei puutu enam. Et kui on, mida mina teen, kui on rada halvem, siis ainuke asi, millega ma tekitan taha pidamist juurde, on see, et ma panen üles pagasnikusse balasti. Ehk siis luuk ära ja mul on eraldi tehtud metallkettad, raskuskettad, 5-kilosed, 10-kilosed ja siis kere külge igale poole on pandud, siin on mõne koha peal siingi näha, kus on tegelikult on augud nagu sees igal pool. Siis on need sa poldid siia balastid kere alla igale poole, sildade külge, igale poole paned balasti, et saada auto kaalujaotus või mis iganes nagu paika. Sest näiteks Hockenheimis, nagu ma ütlesin, kus oli jube palav ja pidamine oli halb, siis me panime nii palju balasti, panime taha talle juurde,
10 kilo vist panime või 12 kilo juurde. Siis peale sõitu, kui me läksime kaalu peale, siis mina istusin ise autos sees, siis esiots sild kaalus 612 kilo, siis tagasild oli 612 kilo. Ehk siis 50-50 kilo pealt balast. Okei. Seal FIA-mehed ütlesid ka nagu, et vau, et nagu sest seal on see, kus sul on pidamine on halb, sa pead saama võimalikult 50-50 kaalujaotuse, et täpselt sama teema, nagu ma ütlesin, et kui sa lähed stardist ära, nina peab püsima üleval. Ja mida kehvem rada, seda raskem sul on nina üleval hoida. Et siis sa pead selle kaaluga taha sillale kaalu peale tooma, taha otsa ballasti juurde panema. Sa ei taha seda teha väga, aga see 10 kilo aitab teinekord, kui sul on niigi aeglane rada, ütleb niimoodi ja kuum on, sest kiiresti nagu nii sa sõita. Täpselt. Et siis sa pead nagu, kui me põhjalla vaatame, praegu on kõik katted on all, et alati nagu kinni pandud. Juhialune on ainukene, kus on metallpõhi nõutud. Karbon. Ülejäänud karbon, kõik on karbon. Põhjakatted, käigukasti, mootori alused, kõik asjad on nagu võimalikult kinni pannakse, et ükskõik kui kuskilt mõni tilk, õli või asja kukuks, et sul ei kuku mitte midagi ratta alla. Just nimelt, et püüad kõik asjad kinni. Et kasti all nagu näha veel eraldi on nagu selle keskplaadi juurest on nagu kausis veel, et nagu täitsa seal küll on näha mingi väike tilk õli on, eks ta kuskilt ikka midagi kergelt leemendab või õrnalt mõni koht ikka tuleb. Minu meelest on vist see nagu need suure ploki hemid on see, et kuskilt ikka natuke lekib. No kui ei leki, siis on probleem, vaata. See on nagu tavaautaga, et vist on otsas. Jah, et kui ei leki, siis on tühi. Ja. Aga võib-olla küsin ühe siukese õige nagu selle, mida me ennem ei maininud, on see õige automehe küsimus, et kuule, et palju kütsi võtab. Palju sulle tegelikult, see on see, me rääkisime just kaalust ja siis ma mõtlesin, et kuidas ta nagu nii täpselt välja arvutas, et sul see paak on seal nina peal. Et palju sul läheb ühe selle siis nagu kogu protseduuri peale, et see alates burnoutist kuni sinna lõpuni välja. Ta läheb circa 20 liitrit. 20 liitrit. 20 liitrit on circa on üks sõit. Suurusjärg, teinekord gramm üle, teinekord gramm alla, kui pikalt sa lased tal natuke enne ennast soojaks käia, kas või need asjad, aga ütleme kuskil sinna 20 liitri juurde. Et paak on 30 ja me panemegi sinna kuskile 25 liitrit sisse, ütleme enam-vähem, võib-olla natuke alla ja siis pärast, kui sõidu lõpetad ära, siis ongi põhja peal ongi siuke 5 sentimeetrit enam-vähem alles nagu. Seda me oleme suht välja arvutanud. Sest siin ongi see, et sa tahad alati see balasti tuua võimalikult nagu alla tal. Et saada sinna miinimumkaalu juurde, mis me nagu me rääkisime. Just, ja kuna kaalutakse peale sõitu, siis et siis ongi see, et mida täpsemalt arvestad seda parem sulle. Aru saadan täiesti. Just. Aga ega siit altpoolt väga rohkem midagi näegi, ta on suht kinni. Kollektorid asjad on siit näha, Westgate'id asjad. Siin osa tegelikult huvitav asi on näiteks see, et kui sa ostad kuule USA-st või kuskilt asja, aga siis sa loed siit vähekene silti, siis sa näed, et mingid asjad on ka Soome pool näiteks tehtud, mis on siia toonud Elmer Racing, ehk siis kes on neid piletmootoreid ja kes nagu teab midagi maa-automaailmas, siis väga paljud on läinud üle, näiteks need 4-9 kokku üleminekut tehakse kõik piletis, sest need tavaliselt hakkavad pragunema ja kui satub seal mingi killud turbosse või värki rikub ära asjad, et need asjad ja eraldi plaadid, teised veel peale asjad, et need on nagu väga nagu läbimõeldud, kes need USA pool on neid aastaid ja aastaid teinud ja promoode ja just siukest kõrgklassi promoode siis ehitanud, siis nad on nagu oma vigadest õpitakse. Läbikäidud tee ühesõnaga. Jah, et üritatakse järjest nagu paremaks kogu seda asja teha. Eks siin autol saaks ka mingid asju saaks veel gramm kergemaks ja kindlasti ka juhti. Aga mingid asjad, mis võetakse või on siin tehtud tegelikult sees, praegu auto on küll üleval, aga just vaatasime käigukasti taga, näiteks on see tunnel ja see kaitse oma seal kardaani ristil asjad, siis need on kõik, siin on titaaniumist ja pedaalid ja asjad, see on küll äge tegelikult, võtad selle keskosa välja, võtad ühe näputse niimoodi. Nii kerge nagu. Jah, mitte midagi suht on ja. Et siis paljud tegelikult vahetavad veel ära, esimesed seinad pannakse, siin on ta raud, et ei ole nagu pandud, aga miks ta on tavaliselt see, et need autod on suudetud viia selle kaalujaotusega nii juba ideaalseks, pluss kui sul ongi juht, ütleme seal 100 kilo juures, siis sa pead nagu nii panema autosse mingit kaale kuskil punkte nagu juurde, siis sul ei ole mõtet nagu raisata nii palju raha, et paneme selle veel titaaniumist ja selle, sest titaaniumiga on raske nagu teha. Aga sul ei ole nagu mõtet, see nagu erinevus nagu ei muutu nagu nii palju. Just vaatasin, et sul küll siin väga enam seda vist vahet ei anna, kui oleks turbot teises kohas, siis ma olen näinud veel tehakse välja laske, need torud tehakse ka titaaniumist, et sääst natukene, aga... Jah, aga
siin sa ei saa, kaalu jaoks sul ongi vaja turbot tuua taha Just. niimoodi alla, et sa saaksid nagu selle kaalujaotust nagu paremaks, on ju. Ja nagu need me vaatasime samamoodi hästi tähtsad asjad, ees ei pea tegelikult olema, siin on nagu näha on ka, tal on süsinikpidurid nii ees, aga tal on nõutud, et peab olema kindlasti taga süsinikpidurid. Okei. Aga mis see põhjus on, et taga peab olema? Sellepärast, et suure kiiruse pealt, kui sa hakkad maha pidurdama, tavapidurid ei hoia kinni, kui sul ei tule varjud lahti või sa pead nagunii pidurdama maha, kui sul on 400 km tunni juures ja tavapidurid, nad on hetkega läinud. Et nad ei saa, sest neid kasutatakse tavaliselt õhukest ketast, ei ole mingi, nagu vaatame Jeebil, et 400 mingi Brembo suur paks ketas, vaat seal ta töötaks. Okei, siis sa saad sinna selle maa, aga keegi ei hakka siia siukest suurt asja nagu panema. Pöörlevad massi nii palju, nagu täiesti mõtled teemana. Üks huvitav asi veel, mis on hästi mulle selle auto puhul nagu meeldib, mis on jälle mõeldud nagu samm edasi, on kui me vaatame sinna nüüd ukse vahele, siit ülevalt, ukse posti juurde sinna vahele. Seal on näha, et on üks potsik ja manomeeter ja kõik asjad juures. On. Oskad pakkuda? Esimene reaktsioon oli mingi õhusüsteem, aga ei ole. Ei ole. See on, kui sa vaatad neid voolikud, siis sa näed tegelikult, et see on piduritorud. Ja see on eraldi piduripump. See on lämbi poolt patenteeritud pidurisüsteem on niimoodi tegelikult, et kui sa lähed pre-stage'i ja kui sa vajutad transbreaki alla, siis sa ei pea jalaga hoidma pidurit peal, vaid see, kui sa vajutad transbreaki nupu alla, siis aktiveerub ja pump lööb ise rõhu üles, mis annab talle ette piduri rõhu, et kui tugevalt ta peab pidureid kinni hoidma autol võrdselt ise. Ja siis ta pumpab liini rõhu ülesse. Täiesti vekkis. Mul on 400 psi peale on praegu pandud või 375 psi peale ja ta hoiab kõiki pidureid kinni, et just seesama, sa spuulid turbod üles, pambid sisse, ta iga kord käituks täpselt identselt, kogu aeg ühtemoodi, et sa harjuksid sellega ära. Ja sellepärast just. Ja siis nagu lähed nagu transbreaki, pambid sisse ära, nagu transbreaki lahti lased, hakkad ära minema, siis kukub kohe rõhk maha ära, laseb lahti ta uuesti pidurisüsteemi. Muidu vanal autol ma tegin jalaga seda. Ma olen just näinud mõndadest USA videotest, kus on madalam klassi autol muidugi, nagu nii-öelda, mis sõidavad mingi 7-8, on see, et mõni pambib sisse ja siis läheb veel liigub edasi, et auto kõigub nii palju lihtsalt selle peal ja peabki jalaga nagu kinni hoidma. Just. Et see on nagu tähtis, jah. Seda võib rehvi peal nagunii natuke kõikuda, aga kui sa seda ei tee, see aasta samamoodi, keda mina aitasin hästi palju eelmine aasta, üle-eelmine aasta juba, Gert Orusaar, et Viljari Mäesepa vanase Nissan siis ütleme, et aitasin tal ehitada, tegime tal mootorid, aitasin tal juhtsüsteemid, aitasin tal käigukastid asjad ja siis asjad samamoodi, asi tasus ära. Mees see aasta tuli ja esimene aasta võttis esikoha karika, sest asi töötab väga hästi, kui sa kuulad mehi, kes on aastaid sõitnud. Siis on uskumatu, et tuleb ka tulemusi. Aga mis ma tahtsin öelda, oli temal täpselt sama teema, see, et alguses testimas käis ja see oli sama teema, see, et ta ei hoidnud üldse pidurit peal ja sa vaatasid ka pambid, mis niimoodi laseb nagu lõõbud edasi, aga ma mõtlesin, et pane see jalg sinna piduriserva peale. See ei ole nagu raske, et puuta ka see õrnalt. Panedki selle pambid nagu pehmemaks, aga sa pead nagu seda kasutama. Jaa, sa ei saa, et su auto kiigub seal stardis nagu lambist. Jaa. Nii ta on, jaa. Väga äge. See on, ma ise õppisin praegu nii palju asju juurde, et millest nagu isegi mille peale ei tule nagu nii-öelda ja siuksed nagu kasvõi see pidurisüsteem, mis me viimati rääkisime, siin on siuksed nagu nii high level asjad, aga võib-olla millest nagu... Aga nad on nii vajalikud. Jah, nii vajalikud, aga millest sa nagu ei saa teada, kui sa ei seisa selle auto kõrval või sa ei räägi inimese, kes sa siis endas nagu spordis sees on. Väga huvitavad süsteemid. Teine asi näiteks aku on tal vaata seal külje peal kasti sees. Jah, ma jõudnud küsida, mõtlesin, et mis kast see must kast lambist. Lambist mingi must kast on siin külje peal. Aga nagu easy access on ju, et jälle kaalujaotus on ju. Kaalujaotus, pluss teiseks on see, et Braille oma, kui sa kasutad, jälle pisi asjad, kui sa kasutad kogu aeg kaablid asju, et nad ei kuku kuskil sul maha ära, paned väike nipuka, paned selle juurde ära, tripiga hoidma. Alati on ühe koha peal, tuled võtad, ei kuku kuskil, on ju mugav, on ju. Aga... Ustikaabel, sealt saab seda arvutimaagiat, on ju. Just, et üks ongi siis ustikaabel, nagu ma ütlesin, see läheb, siin on näha, N-härra kiri on peal, ongi see sama Holli siis boost controller, mis on nagu koodi all ja ainult FIA mehed saavad siia ligi ja midagi teha, kui tahavad. Meie saame küll nii palju ligi, et me saame muuta
boost'i kurvid, kui kiiresti ta tuleb või mis iganes asjad. Aga see on ka kõik nagu, et muud nagu me midagi nagu suurt teha ei saa. Aga ma tahtsin sulle just näidata seda asja. Aku. Oi, kui suur aku. Kas see on 18 või rohkem? Ta on 16 volti. 16 voldine, ta on 4 kilo raske, Pirelli oma, aga tal stardi amprid on 2250. 2250. Et ta on spetsiaal nagu Pro-moodi aku, mida nagu kasutatakse, sest sellel on eriti, nagu ma ütlesin, tal on niivõrd karmid klapivedrud ja asjad, see mootor käib nii raskelt ringi. 12,5 surveaste asjad, et seda nagu jõuaks nagu ringi kruttida, siis peab olema siukene aku. Aga ta on kerge jälle, aga väga nagu hea nagu kvaliteet Broila aku. Aga selle jaoks on kindlasti mingi spetslaadija ka sul on, millega sa laed seda? No laadija on igasuguses suvalise laadijaga ei saa. Tal on ikka enda spetsiaalliitiumi selle nagu laadija. Aga ilusti ära kaitstud igaks juhuks siia nagu alla. Küll soovitatakse seda, et kui sa transpordid või teed, siis võta tegelikult see aku välja. Et ei vibreeriks, ei hüppaks nii palju. Tihtipeale juhtub see teema, et kui on vanad akud ja ei laeta need kogu aeg nagu ei hoita kogu aeg täis ja korralikult nagu ei hoolitseta nende eest, siis on USAs tihtipeale juhtub see, et need lähevad põlema. Jooksed täitsa nulli, paned laadima ja lähebki põlema ära ja on olnud niimoodi, et treilerid põlevad maha, asjad maha. Just. Ja ongi kõik, sa kaotad nagu niimoodi kogu nagu selle asja. Ma tahtsingi just öelda, et kas see ongi see üks algus, millest võib see trailer fire nagu nii-öelda algus saada, on see vana aku nagu? See on üks suurimaid nagu asju, et mitte korralikult hooldatud ja laetud akud. Et sellega rikutakse päris palju ära, et kuigi ta mul siin praegu seisab niimoodi boksis või ütleme garaažis tõstuki peal, siis ma panen ta ikkagi siukene 2-3 nädala tagant käima vahepeal. Lased ta soojaks, teed mingi transbreigi, lööd kõik asjad ämblikud välja torudest, ütleme siis niimoodi, vaatad üle, et oleks nagu okei, panedki enne aku laadima, saadki talle jälle nagu anda seda, et ta käib üles-alla, et sa hoiad selle asja nagu toimivana. See on üks jälle niisugune tähtis asi, mis on nagu selle puhul. Nagu ma ütlesin küll, et ma leidsin juba midagi, mis mulle meeldis. Sa enne mainisid sul auto on täies konditsioonis, et ma tahtsin küsida, et millal sa viimati seda testi ära tegid siis, soojenduse testi, et äkki... See oli 2 nädalat tagasi. 2 nädalat tagasi, aga siis ongi ju täitsa aeg käes ju. Mul on praegu kõik külm. Liiga külm on. Õlid tuleb soojaks saada. Mul on kasutan siis spetsiaalõli ja asju V70 on nagu vedelmesi käib siin sees, hästi paks õli. Ma teda käima praegu siis panna. Sellest aru saada, kui paks see õli on, võta aja seda näpuga turbot ringi. See asi ei taha, see väga ei liigu. Et kui ta soojend, siis peaks on ju niimoodi. Ja siis ta käib ilusti nii, aga laagrite vahel isegi siin on, et kui on see õli on nii paks, siis sa ei saa teda, ei aja teda ringi. Täitsa aru saada, ma mõtlesin, et äkki saab nagu juhtida teema. Aga see aasta üldpildis ma ütlen, et tegelikult oli väga asjalik aasta, et me ju tegime esimese aasta nüüd hooaja kaasa Euroopa ja esimene etapp oli nagu ma ütlesin, biostitega oli probleem, tegelikult juhtus siukene asi, et me ei puhastanud, enda lohakus osati, ei puhastanud kütusefiltrit ära elementi ja sodi oli tekkinud nii palju sisse, et tõmbas selle kütteelemendi kokku, roostava elemendi ja sodi kõik mööda biostitesse. Ja tõmbas biostit kinni ja oligi niimoodi, et lahjaks ära ja esimene etapp me 2 korda, nagu ma ütlen, vahetasime 1 korra kolvi ja siis pärast hülsiga kolvi ja asjad kõik ära ja kaan käis tegemas, läks nii palju kuumaks, et ikkagi põhja natuke kraapis ka nagu ära rikkus ära. Aga peale seda, kui nüüd panime uue elemendi sisse, nüüd peale iga võistlust puhastad ära, pesed läbi, õhuga läbi, siis ülejäänud võistlused suht null probleemi. Suht probleemi vaba ja et ainukene, mis ongi probleemi võib tekitada, oligi siin, nagu ma ütlesin, et käigukasti või kardaan, kui läks süsinik kardaani, tõmbas nagu põhja peal üle, et kui sa lähed piirajasse, siis käib ta piirajas mootor 11 000 pöörde juures ja siis ta võib hämmerdada, kuidas siis ütleme, taob saaled ära. Niimoodi peksab ära ja päris ongi, et võtad saale välja, sa näed, et see ülemine pool ongi niimoodi saale serval on nagu noa nagu serv on välja surunud see saale. Et kui siuksed asjad juhtuvad, siis on see, et sa pead saaled ära vahetama ja mingid siukseid töid tegema, aga see ei ole nagu nii suur töö, et kusjuures, nagu sa siin näed, ei ole ka kuivkarterit. Just. Ja,
et tegelikult nagu on originaal. suutnud ja Moros on suutnud teha tegelikult väga hea märkkarteri, kus on õli on sees, tal on 14 liitrit õli käib sees päris suure mahuga, aga tal on väline küll pump siin külje peal, kus teda pumpab, aga tal ei ole rihma pealt see ülekanne, vaid ploki pealt juba lükatakse jälle neid igasugu detaile vähemaks, aga ka lollikindlamaks. Aga tal on alt samas on sama asi, põhjada võtad selle katte alt ära, otse käed poldid üles, tõrrt ära ja tal on sirge kogu see pind. Lased panni otse põmme alla ja saad, seal on jah, nööriga, siin on samamoodi, et kõik asjad sisselaske kollektorid maha, asjad lahti, kus iganes, kõik on kumminöör või O-ring või asi, kõik on selle peal tehtud. Silikon ainukene, kus käib, on üleval plokikanne nurkades, siin sisse laske plokikanne nurgas on väike silikoni täpp ja see on kõik. Kogu silikon selle mootori puhul. Nojah, sul ei ole aega mingit kraapimist hakkad tegema, selle mingit pinda puhastada. See võtab meeletu aja. Räigelt. Et ploki pinnal, ploki kaanel, igal pool on sooned sees, on nöör sees, samamoodi, et kuskilt mingid õlisi asju nagu välja ei lekiks või asju ei teeks. Nii, vaatasime nüüd autol igasugust detaile ja asju üle siin ja siis ma mõtlesin, et ma järgmise küsin sult, et kogu selle nagu protseduuri kohta ja kuidas, ütleme niimoodi näiteks sa ütlesid, et neljapäeval on sul tehniline, hakkab pihta, et mis sealt edasi läheb, tehniline ära tehtud, siis hakkab auto teele pealt välja, mis siis edasi läheb või nagu mis siin kõik sisse läheb? Ja FIA puhul on see, et sa pead olema kohal rajal juba neljapäeval, tegelikult neljapäev me ei sõida. Neljapäevane päev on tavaliselt sportsman klasside päev ja kella 3-st on siis tavaliselt kella 3-st on pro-klassidel tehniline. Ehk siis tulevad tehnilised mehed, vaatavad üle iga nagu neid kleepekaid asju. Võt siin on ka üks asi veel, mis ma just alustasime kogu jutuga. Mis on nagu eriline võib-olla pro-motis, et mis on nagu need piirangud või värgid asjad, siis siin peavad olema kõik asjad praktiliselt sertifitseeritud. Ja need on mingi 2 aastat. See on see, mis teeb tegelikult pro-modi sõitmise kalliks. Näiteks turbodki, need on eraldi stickeritega, täpselt emaspekiga käigukasti kojad, kardaanid, rattad, värgid, kõik asjad. Kütusetrassid, kõik peavad trassid olema testitud asjad, värgid, mingi täiesti tegelikult nagu hästi nagu julm teema on. Et nad tulevadki ja nad kontrollivadki kogu selle asja üle. Kas on iga asja peal see kleeps ja see tempel olemas, et on õige asi, on ju? Jah, just. Et nad tulevad kontrollivad üle, ega see aegund ei ole, ega ei ole viga saanud, vaatavad su kombed, võtavad kombe ükshaaval läbi, vaatavad üle kiivrid, asjad, mis iganes ühesõnaga. Sest tegelikult on, kui me räägime ikkagi, me sõidame 400+ kilomeetrit tunnis kiirusest. 400+, siis me oleme väga suure luubi all. Et just selle sama asja pärast, et meiega ei juhtuks endaga midagi ja nad ajavad väga näpuga jälge. Ja ma saan sellest aru ja ma jumala olen tänulik tegelikult selle eest, sest teinekord ongi siuke pisikene lõdvemaks laskmine võib lõppeda sellega, et keegi saab surma. Et sul see piisab ainult ühest mingisugust väikse asjast, mis asjab sulle selle vedeliku alla ja on korras nagu. Absoluutselt, ja, et need on küll need asjad jah, et sul peavad olema kogu aeg värsked ja kontrollitud ja veel kord kontrollitud, et ja näide on näiteks turbol on välja lasketes on ristid sees. Siin on juba tehase poolt, kui sa vaatad seal väljalaske kollektoril või turbol endal on näha, on polditud läbi, poldid on nagu kuuma kojal. Seda mul õnnestus näha laivi esimest korda nüüd, kui Harri ehitas seda muula nagu nii-öelda. Seal oli ilus turbo oli seal valmis pandud, ühtegi muud detaili küljes ei olnudki, oli mingi rist on täiesti keevitud nagu ja tehasest. Aga miks see on sama asja pärast, et kunagi neid ei olnud ja reaalselt inimene sai surma sellega, et kui läks turbo katkis, et tiivik tuli siit välja ja lendas inimesele sekka. Et ma räägingi mõned asjad siuksed, aga kõik on nagu läbi mõeldud seda, et kõik oleks turvalisem. Nii. Aga neljapäeval ongi, vaadatakse kogu see asi üle. Meie tavaline teema on see, et kontrollime kõik ära, paneme ta käima, laseme soojaks, teeme transbreaki testi, laseme rõud üles, vaatame logid üles, kas õlid on okeid, kas kütuserõud on okeid, kas kõik asjad on okeid. Ja niimoodi nagu see esimene päev nagu ütleme nagu enam-vähem neljapäev läheb ja siis kui hakkab võistluspäev peale või ütleme, kui me toome nüüd niimoodi ära, et hommikul ongi auto soojaks, lähed starti, teed oma sõidu ära, siis mida me teeme ongi niimoodi, et tuleme tagasi, lähed kõigepealt kaalude pealt üle, vaatavad kaalud üle, vaatavad sul logid üle, et sul rõhud on õiged, kõik asjad, siis sa saad oma selle tulemuse kirja. Nad kontrollivad asjad üle, kas kõik on okei, jah, ja siis sa saad nagu linnukese kirja, et su aeg läheb. On seal mingi tolerants ka, et kui sul nagu reaalselt mingi
500 grammi on puudu nagu nii-öelda, et arvestad kütust liiga valesti või ballasti valesti, et kas siis nagu hakatakse kohe nokkima või on sul ikkagi nagu... Kui see on väljas numbris, siis ega seal ei räägitagi midagi. Ei räägita, jah. Jaa, aga tavaliselt, nagu ma ütlen, need kaalud aetakse ikkagi suhteliselt, jätakse varuga ikkagi, sa jätad 5-10 kilo nagu alati üle, kunagi ei tea. Okay. Et keegi ei aja seda kaalu nii nagu miinimumi peale. Okay. Tulebki need tagasi ära, tuled tagasi boksi, igal mehel on oma töö antud. Palju sul mehi on? Seal auto ümber toimetab? 4 meest kokku. Mis ülesanded on meestel? Nii, jõuamegi siis selle juurde, tuleme tagasi. Erki võtab, tema töö on alati varjud asjad, varjutamad lahti enda vaja ära puhastada, vaja paika panna, uuesti kokku pakkida, panna uuesti kokku ära. Erki töö on varjude asjade töö. Küsin kohe, et kas sina siis usaldad Erkit nii palju, et muidu öeldakse võistlustel, et ikka iga mees pakib oma varju ise, aga et sina usaldad siis oma tiimikaast, et ta pakib hästi? Jaa, sest mul on tihtipeale see, et ma pean ise seadistama. Ma olen küll nagu väga tänulik Janisele, Janus Piridele, sest ma olen suutnud ikkagi nii palju ära rääkida, et ta on nagu see aastagi oli praktiliselt kõigil võistlustel oli ta raja ääres olemas mulle. Ja tema siis tegeles koostöös Andres Artursoni ehk siis selle Rootsi promoodi sõitja ja Ameeriklast Brandon Stroudiga, kes on siis ProLine'i esindaja, siis nendega koos vaatasid soft'e üle ja siis tegid koostöös nagu vaatasid logid üle ja otsustasid, mida teha. Mina ütlesin, mida veel juurde teha, siis koos me tegime uue seade, siis tema pani peale. Okay. Siis oli see, et minul oli moment aega, mis iganes teha, et ma sain aidata nagu, ütleme, teha muid töid kõrvalt juurde. Jüri on alati meil kõige vanem mees, Jüri Nurmest, kes on siis 25 aastat olnud üldse traides, siis tema töö on alati mootoritöö. Tema võtab maha, kontrollib klappide vahed asjad ära, klapivedrud ära, kas kõik on okei, need asjad ära. Taavi võtab põhjad asjad alt ära, kontrollib õlilekket, kui puhastab ära. Käigukast on muidugi üks asi, mis tuleb jahtuma kohe panna. Meil on kusjuures sellest, me ei olegi rääkinud. Meil on väline käigukasti jahuti. Et temal nagu autos sees midagi ei ole, on eraldi voolikud, mis lähevad välja ja siis paneks väline käigukasti jahuti, kus õli tsirkuleeritakse läbi, filter on suurel vahel ja puhastab õli ära ja siis jahutab õlitemperatuuri, alati jahutame 40 kraadi peale maha ära, ennem kui me läheme uuesti starti. Aga mis seal, kui sa saad sõidust tuled, mis õlitemperatuur üldse olla võib umbes? Ta on kuskil 100 kraadi juures, cirka. Aga muidugi ta on niimoodi, et kui sa alguses kõik on nii kuum, siis kuskil 100 juures on ja kui sa hakkad teda jahutama, ta võtab alt põhjast õli ja surub üles tagasi, siis alguses tõuseb kuskil 10 kraadi veel temperatuuri. Sest ta õli, mis ülevalt siis lastakse sinna metalli osadel peale, tal on kanal tagasi toodud sedapidi, et tuuagi võimalikult ruttu see kuum metallist välja, kõik välja, et saada temperatuur ruttu maha. Et seda kauem on käigukast õnnelik, metalliosad, plaadid, asjad kõik on nagu õnnelikumad. Et kasti oma jahtuma selle ära, kui need asjad tehtud on, siis ongi, mina võtan tavaliselt on ka küünad asjad maha, võtan küünad asjad plaate peale, hakkame neid üle käima, siis käime nagu, ütleme, selle seadestuse poole üle. Alati punkt 1, kui tagasi tuleme, logi välja, õlirõhk, kütuserõhk, EGT-d, käigukasti rõhk, käigukasti turbiinirõhk, ja nii edasi, et seal on tegelikult neid kanaleid on nagu päris palju, mida sa iga kord nagu võtad, pead jälgima, võtad läbi, vaatadki, kas käigukastil tuleb liin on alati kogu aeg olemas, kas on, kui palju, kas on mingid kõikumised asjad. Sama asi, mis ma ennem just ütlesin selle saale poole pealt, et kui lööb saale ära, mille järgi meie vahetame saalesid endab, on õlirõhu järgi. Kui on uus õli sees, saaled on uued sees, siis finišjoonel ka on kuskil 100 psiid, ma ei teagi, mis ta on, 7-8 baari vist enam-vähem on õlirõhk temal konstantne. Ja siis, kui sa hakkad, lähebki vahepeal võib natuke lahjaks või kõrgesse pöördesse või mis iganes, kui juhtub midagi. Ja siis sa nagu eriti nagu jälgid see õlirõhku, mis tegelikult nagu õli teeb. Nagu. Ja siis, kui sa näed, et hakkab kukkuma 95, 90, kui ta on juba 85 juures, siis on aeg hakata saaledega tegelema. Ja siis, kui võtad ära, siis sa näedki, et saalel on reaalselt löödud muhk sisse või ütleme, et ta on nagu löödud nagu sisse poole. Ja see on ka loogiline selles suhtes, et miks õlirõhk kukub. See sama asja pärast, sest see saale vahe läheb nii palju suuremaks, et ta hakkabki õli vabamalt sealt välja voolama, ta ei suuda nii palju rõhku seda üle hoida. Ja selle järgi ongi kõige lihtsam alati nagu seda vaadata, millal sa pead saalet vahetama, millal ei pea. Õlifilter on tal veel muidugi seda, me ka jälgime iga päev. Tal on eraldi, on roostevaba element, siinsamas see pumba all, kirjad lahti ära, võtad selle elemendi välja,
vaatad, mis seal põhjas on, lased breigiga puhtaks ja lased õhuga läbi ja puhastad ära. Et vaatad ka kas laastu või värki või midagi, mis nagu häirib nagu on juures. Just. Aga noh, see on korra aastas. Mitte aastas võid korra nagu ütleme, kas päeva õhtul või mis iganes, kui vaatad selle nagu üle. Ega muud väga suurt nagu ei olegi, mis see nagu põhiprotseduurid nagu on. Et kui kõik on seal, kõik on check-out'ib niimoodi, ühtegi probleemi ei ole, siis kokku tagasi. Jah, parandadki ära, paned kokku tagasi, vaatad, mis teeb rajatemperatuur, mis teeb õuetemperatuur, vastad sellele, otsustad, mis paned rehvirõhud taha, teed väiksed muundused siis ütleme seadistuses, et näed, mida nagu rada ja ilm nagu võimaldab, mida teha, et topidki riidesse tagasi ja 1,5 tundi läheb, tegelikult läheb niimoodi. Jah, kus pool möllad siin siis tagasi, et tuleb isegi vähe aega veel selle jaoks kindlasti. Ja autad maa ja siis sa jõuadki uuesti, et minna starti nagu tagasi. No, Eliminaatori pühapäev, siis on niisugune hästi kiire tempo üleval. Tavaliselt on laupäeval ja pühapäeva või reede ja laupäev kvalifikatsioonisõit on alati mõnel päeval on 2. Et siuke kell 11 ja kell 3, et tegelikult siis on nagu siukene täitsa okei nagu aeg sulle, et sa saad rahulikult nagu tegeleda oma asjadega ja nagu mõelda nüüd ära. Et muud nagu väga ei ole ja jah, sa küsisid küll midagi protseduuride kohta. Et ma mõtlesin jah, et ma küsin nende stardiprotseduuride kohta, et just hakkad juba burnout tegema, et siis ma kuulsin, et selles, kui sa käisid podcast'ist rääkimas, et siis selles klassis juba te nagu lepite kokku oma vahel, et kes esimesena sisse pambib ja mingisugust nagu siukest jebimist või siukest nagu ei ole nii-öelda. Või ikka on vahepeal? Seal promotis on ka niimoodi, et ütleme, on teatud inimesi ka, kes ega siuke, ma ei tea, kuidas neid nimetada siis, ongi siuksed väga kinnised võib-olla inimesed, kellega sa väga ei olegi, aga mina olen suht, ütleme, noor naga seal ja mul ei ole kellegiga ka kitkuda. Ei ole piifi veel ei ole piifi. Jaa, aga piisavalt kiire olen, et ikkagi tunnustatakse mind ja nagu võetakse nagu ikkagi õige nagu tõsiselt. Just nimelt, tõsiselt on ja mina olen ise tegelikult see inimene pigem, kes läheb küsima. Alati soovingi edu, ütlengi, et turvalist sõitu ja küsingi, et kas sa tahad minna ennem sisse või lähen maa sisse, et ma olen pigem see, kes mina ise nagu tihtipeale küsin nagu seda. Väga palju minu käest tegelikult ei tuldagi küsima. Aga noh, ütlebki, kas tahab või tahas, ma ütlen et või küsid, et mulle meeldib tegelikult teisena minna sisse. Kui esimene läheb sisse, sest mul võtab nagu oma protseduuridega aega natukene on ju need asjad, aga ma saan alati oma selle ja kui sa lähed juba pambid sisse ära, siis sa juba tead puud umbes kaua sul on aega, millal läheb, siis mina suudan võtta nagu paremaid reaktsioone niimoodi, ütleme siis niimoodi. Sa oled nagu 100% juba sa tead, et see kohe juhtub, mitte sa ei pea nagu ootama. Jälgid seda teist tuld, et tuleb ja nüüd ootame nüüd on ja just. Aga seal on vahe ja seal on päris suur vahe, et kui sa lähed lähed teisena, siis ma ikkagi seal see reaktsiooni aeg on 0,03 kuni 0,06 sekundit, et siis sa suudad siukene 600-ndikuga või niimoodi ütleme nagu minna sinna sisse enam-vähem 3 kuni 600-ndikuga ja see on ülihea. Kui sa seda suudad konstantselt teha ja auto on stabiilne, siis on nagu väga raske on kellelgi vastu sulle saada, kui su suur errorid ei ole. Üks suur nagu see võiti on juba käes, et nagu võiduks, et kui sa teed selle protseduuri just läbi. Aga rääkides burnoutist, siis kas sa seal ka midagi jälgid, nagu kui sa burnouti teed, kui kaua olenevalt rajast, temperatuurist, sa ütlesid, et sa jälgid taga nagu rehvi temperatuure. Kas see kuidagi mõjutab sul burnouti või nagu midagi arutad seal või? Väga ei mõjuta, ma teen ise selle, et ennem kui ma olen startis, ma käin ise ennem rajal korra. Seal on muidugi, sa ei saa minna väga oma aega raisata, et seal jalutad, sest ennem teised sõidavad, aga siis läheb sõit ära ja siis lähed korra raja peale, vaatad korra selle raja üle ja võtad alati, mis on tähtis, on temperatuur, rajatemperatuur reaalselt, et võtadki korra mõõtja, lähed vaatad raja ära, selge temp on seal ja siis umbes selle järgi teedki selle, et kas rada on külmem, on seal 20 juures, panedki rehvirõhku natuke vähem või kui ta on soojem, siis tõstadki natuke rehvirõhku ka natuke grammikene nagu juurde, et see nagu mõjutab. Et selle rehvirõhu otsuse võid tegelikult teha isegi nagu mingi paar minutit enne sõitu tegelikult ära, keegi sul seal sa teedki. Viimase hetkel nagu tegelikult teed otsuse. Enam-vähem ja nagu käid vaatad, no ma ütlen, et siuke veerand tundi ennem kui kutsutakse, et öeldakse, et 10-15 minutit aega minekuni, et lähete starti, siis võtangi golfika ja lähen korra rajale, vaatan olukorra üle, hindan ära, siis tulen tagasi, siis nagu annan juba info edasi, et mis nagu tuleb, et mis see rada oli, kas ta on kuum, kas ta on jae, mis ta nagu paistab endast, et siis on see ära, aga rajad, kus me sõidame nagu nii suhteliselt nagu head, kas see Tjerp Rootsis või Inglismaa Santopood, seal sa tead, et sa saad seal nagu suht korralikult jõuga peale kohe minna, et sa ei pea väga muretsema, rajamehed teevad oma tööd hästi ja tunnustatud rajad nagu näelda ja nagu kindla peale minek nagu.
kas Euroopa radadest on ka nagu midagi võrreldavat näiteks selle Bridgentoni raja, kus ma tean, väga palju rekordid sõidetakse või on nagu mingil määral veel Euroopa rajad kehvemad, paremad või on nagu suht samal tasemel? No radade poolest, kuidas on rada prep tehtud, on kindlasti Bridgentoni või Orlando ja Bridgenton. Miks nad on nii head rajad? Kindlasti on see, et nad on kõrgus. Nad on meretasapinnal. Ja see on nagu see, miks need nagu seal nagu head tulemused tulevad, on sama nagu kas Santa Poodi või siis Terbiga, et me olemegi meretasapinnal ja õhk on hea. Okay. Et see on nagu hästi määratud. Pluss muidugi loomulikult jah, ma ütlen veel kord, et rajameheste enda töö, et kui hästi nad suudavad oma selle asja teha, aga Euroopas nad on väga okeid rajad selles suhtes, et ma ei saa midagi nagu halba öelda, et meil mõned aastad tagasi Soomes Kauhavale tehti see rada ja seal küll nüüd ei ole paar aastat tehtud tänu Covidi ja muudele asjadele ja seal ei olnud see rada ka suurem asi, et 2019 vist, kui sõitsime, siis oligi päris naljakas, et laupäeval siis ma sõitsin veel vana autoga sinisega ja siis isegi ükski promood ei saanud sinna ligi, mis mina sõitsin nagu, et see oli nagu päris siuksed, mõned on siuksed naljakad nagu olukorrad, mis on nagu tekkinud minu arvamus ja siis pühapäeval, kui hakkas hellikat, siis lasti enne mind rajale, et vaadata, kas Andres sõidab nagu sama kiiresti ära, et siis vaatame, kas promoodid laseme peale. Need on nagu sellised naljakad momendid minu nagu elus, aga... Kui palju uisutamist on, et umbes, kas saab minna või ei saa? Jaa, et kui hästi nagu rada on tehtud, aga seal oli mingi, ma ei mäleta, mis probleem seal oli, aga seal suudeti rada kuidagi väga ära rikkuda, et sealt midagi nagu head ei tulnud. Üks asi, mis ma võin selle auto kohta öelda, vist päris paljud ei tea, ma ei ole ka kirjutanud. See auto, kui ma alustasin, kus see auto hakkas, 2018 aasta hakati seda ehitama ja tehti siis USA promoodi sõitjale oli Ricky Smithile tehti see auto. Ricky Smith on tegelikult terve elu sõitnud ainult nitromootoritega ja siis ta sõitis poole aega turbokaga 2019 aasta selle autoga. Aga siin mootoriga midagi juhtus, siis oli see uue tüübi mootor alles värske, kui ta oli välja tulnud ja saanud juppeni ruttu, läks nitromootori peale üle. Ja siis jäi see auto seisma, see müüdi üle vahepeal Ken Kardashianile. Üks mees, kes pani siia alla väikse ratta, läks radiali sõitma. Ja ma ei ole siiamaani maha võtnud. Siin on ikka veel alles see Bridgentoni kleepekas tegelikult, 4. detsembri oma 2020 aasta Radial vs World ja siin on näha auto kaal oli 2750 poundi, oli, siis ta on, ma ei teagi kui palju, aga mingi 1240 või 1250 kilo vist enam, mis ta on vist sinna juurde. Siis see auto sõitis sama etapp, sama võistlus, turbo radiali maailmarekord ja siiamaani ei ole seda üle löödud. Seesama auto sõitis 200 meetrit, sõitis oli 3,56 sekundit, 348 kilomeetrit tunnis või? 3,5,6 sekundit. Poole distantsi peal. Ja 200 meetrit. Täiesti crazy. Ja siis olidki 94-sed turbod ja veskeidid kinni, et nii palju, kui sealt tuli kõik nagu pandi peale. Kõik puust, kõik läheb. Ja just, kõik mis tuli. Ja veskeidides 10 barri peale ülemisse kambrisse, veskeid põmm kinni ja kõik, mis sealt tuli. See on nagu inseneri see, et sellele, kes selle mootori ehitas, nagu see on temale väga suur see tunnustus, et see sükke asja vastu peab nagu ulme. Aga ma ütlen seda, tegelikult, kui sa vaatad seda mootori struktuuri või seda, Top Fuel sõidab täpselt sama asjaga. Okay. Tegelikult see on Top Fueli mootor. Siin on ainuke vahe, Top Fuelil on topelt küünlad, teised, mõned asjad on nagu erinevad, aga tegelikult on ta sama 500 mootor, kõik suht on muu sama tegelikult, raua osas. Nii et kui sa selle järgi vaatad, me räägime praegu 5-6 000 jõuga, mis Top Fuel teeb? 12 000. Samast mootorist on ju? Põhimõtteliselt sama, jah, plokk, samad kaaned, asjad põhimõtteliselt samad. Et tegelikult on nagu seda, ta on niivõrd massiivne mootor, et tal on tegelikult nagu seda ressurssi ja nii palju. Sellepärast me saamegi, et mina teen praegu selle mootoriga circa 50 starti, enne kui ma ta lahti võtan. Siis ma vahetan talle ära kepsud, 100 starti, siis läheb klapid, ja klapivedrud, need on ka kuskil 50 starti kannatavad teha või kui läheb ülevöörd, siis ma pean ma olen siin 3-4 tükki vist olen või selle aasta jooksul välja vahetanud, mis on nagu viga saanud. Aga muud nagu midagi. Top Fuelis on see ikkagi kisud iga võistlusaiali, iga start. Iga start täiesti. Iga start. Ja läheb uuesti sisse jälle kõik uued asjad, kõik jälle uuesti kõik sisse. Ja seal on topeltküünadel. Mina vingun oma 8 küünaldele, need vennad vahetavad igal aks 16 küünalt. No see level on täiesti crazy, mis seal on. Ma olen vaadanud neid kaadritaguseid videosid või üldse nagu, et kus Top Fuel tagasi jõuab, et see tiim, kes sinna peale läheb, sa korraks pilgud silma, juba on kaaned maas, juba blower lendab nagu nii-öelda ja sul on juba pihustid ja mitte pihustid, vaid kolvid ja kepsud, kõik on keegi mõõdab juba sul seal ja nagu nii edasi, et see on täitsa crazy. Klappide kontroll ja värgid. Ja see on nagu teine. Et selles suhtes minul on isegi nagu hästi, et
kui sa väga nagu, ma ei ole praegu läinud taga nagu väga äärmustesse, et väga palju süüdet pandi ja väga lahjaks teda segu ajanud. Ma sõidan suht turvalises alas meelega nagu, sest Kestaks. viimane Santapoodi seesama üritus nüüd, kus me sõitsime 584, 406 kilomeetrit tunnis, siis näiteks me tegime seesama viimane sõit, me tegime Santapoodi raja uue rekordi, back-halfi rekordi näiteks, 200 meetrit kuni 400 distantsi läbimine, back-half. Me sõitsime selle 1,94 sekundiga. Mitte keegi ei ole kunagi nii kiiresti seda rada tagumist otsa läbi linnud. Väga huvitav, et sellist asjast nagu ei räägita või nagu no rääkisid, kui sa laivis kuulasid, siis vennad nagu ütlesid, hakkasid numbrid lugema, siis oli hinge kinni, ütles, et ossa kurat. Siis teine ütles, et jah, et nüüd jõudsid siia nagu on ja. Kus see vend alles kupatas on ja. Ja tegelikult me hoiame tagasi teda veel ju. Hoiame tagasi. Et tegelikult on selle setupiga võimalik sõita 5, 6, 9, 5, 7 madalat nagu suhteliselt ilusti, kui nagu kõik asjad töötavad nii nagu peab. Et aga me hakkame jõudma õnneks sinna, see viimane etapp nagu näitas seda, et me oleme, aga meil oli lihtsalt neid tehnilisi erroreid oli nii palju küll käigukastiga, küll kardaanid ja muud asjad, et aga noh, kui sa sõidad, asjad juhtuvad, sa ei saa ka midagi teha. Sul oli vist mingi sensori jamma oli ka, kui ma üksi oli sul siin... See oli Saksamaa. See Saksamaal Hockenheimis oli. See on seesama, näe siin üle, sisselaske peal. Tal on burst plate siin, ehk siis plekk, kui on klapp või midagi läheb puruks, lööb selle katki, siis ta tõmbab selle plaksti pistiku otsast ära ja sellega lükkab süüte kohe välja, suretab kõik asjad maha, et midagi nagu ei oleks. Ja mis oli juhtunud, oli see, kui mul eelmine aasta käigukasti turbiin plahvatas ja läks korra siit eest otsa tulla, siis sama juhe, mis läheb sinna alla, läheb vahele, see oli saanud siin vahepeal natuke tuld. Ja sees oli mingid rüüd või nii oli saanud viga ja sellest niimoodi ei saa aru. Ja oligi niimoodi, et me läksime reede kvalifikatsiooni Hockenheimis, panen auto käima, teen pööranud ära, puustin üles, pampisin sisse, nagu transbregi lahti lasin, põmaki, varjud väljas, kõik asjad, surnud. Siis mõtlesin, et mida kuradit, mis nüüd juhtus? Nagu? Tagasi boksi, kõik kontrollisime üle poast, saime aru, et mingi elektri nagu kala on. Ja. Kõik töötas ilusti, transbreegid, asjad, puulisin üles boksis mitu korda veel kontrollisime, kõik korras. Mõtlesime, okei, et võib-olla oli äkki mõni lihend või need asjad kontrollisime, kõik need pistikud ja asjad üle on ja mõni halb. Lähme starti, teine kvaliring reedel, panen auto käima, nagu auto läheb käima, põmak, sureb välja, viskab varjud välja. Saad aru? Ja siis oli küll see, et nagu, et mis kurat toimub nüüd on ja siis ma tõmbasin kogu selle elektrisüsteemi laiali, selle automaat shut-offi süsteemi nagu. Ta läheb veel taha, tal on eraldi põhja alla, meil on tenn. See on selle jaoks ka on seotud kogu selle süsteemiga. Kui sa oled üle finišijoone, siis ta automaatselt ise avab varjud. See on sellepärast, et juhul, kui mees läheb äkki lappama, äkki on nagu udune, ei saa hästi nagu aru, et kordistada seda, et jumala eest, et varjud ei jääks avamata. Ja siis ta ise lükkab ära ja suur õhu, kui lööb plaksti varjud nagu lahti ära, lükkab selle üles ära. Okei. Aga kas muidu sina ikka kavad manuaalselt või sul on see nagu back-up-süsteem? See on back-up. Jah. Ta tuleb viivitusega, aga ta tuleb. Aga minul on praegu see, et ikkagi mina olen esimene. Mul on tegelikult niimoodi, et ma teen esimene käik, teine käik ja siis, kui ma vahetan kolmandale, siis mul on käsi juba varju üles, juba kinni ja vasaku käega roolid, sest siis sa oled nagu valmis, et tunned seda, et juhul, kui hakkab auto vedama värki, siis vari on see, mis sind päästab. Nii kui sa varju lükkad lahti, see tõmbab su stabiliseerub ära, teeb su rahulikuks uuesti ära ja sa saad rahulikult nagu ära teha. Aga siis tuligi välja, et see juhe oli tegelikult viga saanud. Õnneks saime uue juhtme, kõik oli nagu lahendatud. Seal FIA vennad ütlesid ka, et nagu ongi, et alati mingi vahepeal ongelvad nendega, aga tavaliselt need boksid asjad ei juhtu midagi, et 90% on need probleem alati juhtmetes. See on Racebacki juhtmed, need ei pidanud olema väga head juhtmed. Et ja ta ütles ka, et tegelikult kui oleks minu autos, ta ütles küll, et tegelikult on kirjas, et pead kasutama Racebacki juhte, aga tegelikult on see, et vaheta välja. Pane kaasaegne juhe, et on ainult katkestuse peale töötab, vaata, kui tuleb nagu tagant nagu ära. Et jäta see üles ainult see õige pistik ülejäänud, pane kõik nagu kaasaegne juhe, siis on nagu kindel, et sa ei pea muretsema millegi peale nagu üle. Et need vanakooli Racebacki juhtmed, nad on nagu nad on. Aga üldpildis siukene on, et nagu ma ütlen, et tore aasta oli üldarvestuses 3. Kui me alustasime hooaega, isegi vist selles samas saates seal või seal ma ütlesingi, et kui lõpetaks 3. koha peal karik või jõuaks sinna peale, siis oleks nagu poodiumil, et siis oleks nagu 100% nagu missioon täidetud ja tegelikult me suutsime teha, et see on nagu äge. Ja nii kaua, kui kogu tiim, nagu ma ütlesingi, et
selle autoga sai ka tegelikult niimoodi, et vana autoga sõitsime selle 5.9 ära ja siis ma ütlesin, mul ei ole temaga midagi teha. Ma nägin, et mootor hakkas nõrgaks minema. Tal hakkasid nõrgpunktid välja tulema, hakkas plokk painduma läbi ja saalesid tapma ja asju, et need müüsime maa ja siis ma rääkisin kogu tiimiga, ütlesin ka seda, et mis me teeme nüüd, et kas me lõpetame ära asju, et või tahta sõita, et davai, et leian lahendused, et sõidame promotti siis, et võtame õige asja. Vanad autod said maha müüdud, Taunust räägivegi, Taunus sai maha müüdud asja siin juurde. Aga lõpuks saime nagu hea asja ja poisid, kui sa oled nii kaua teinud seda, alates 2016 oleme ju iga aasta kogu aeg nagu tugevalt, nagu ütleme siis. Arenenud järjest edasi. Arenenud jah, selle kiire autoga siis nagu edasi, jah. Sõitnud olen tegelikult järjest, alates on nüüd 10 aastat, mis 2012 oli Taunusega, kui hakkasime nagu järjest panema. See, kus me nüüd välja jõudnud oleme, ise ka tegelikult ei usu, et hobigaraaž. Hobigaraaž ja mingisugune maailmarekordi auto saab siin aga tead, hobigaraažis. Ma ütlen ausalt sulle, peale seda, kui see sinise auto tegin ära ja palju ma seal vaeva ja nööki ja värki tegid, elus ei viitsiks enam teha seda otsast peale. Tegelikult ongi see, et istu korra maha, võta rahulikult ja võta valmis auto. Mis on teinud tulemust auto? Sa pead võtma auto, mis on teinud tulemust. Proven nagu nii on setup. Just. Võtad selle nagu seegi, tead, mis mootor, mis käiguvast, mis turbiin, mis ülekanne, mis need ja need asjad töötavad. Et see on nagu see, mis on nagu täht. Super, arusaadav. Kuule, aga aitäh sulle ja väga põnev jutuajamine sellega oli. Et mina õppisin küll väga palju juurde ja super, äge ja kindlasti hoiame pöialt ja jälgime siis oma sealt Haapsalu lennukalt, kui ise sõidame, et oma telefoni lahti ja jälgime sinu sõitusid samal ajal. Kusjuures mul on jaudis see ka, nagu sa tead, vaata, Eestis on ka üks auto, millega ma sõidan. Üks must Pontiac on ja. Siis see aasta vist on äkki läheb hästi isegi see, et ootasime Euroopa nagu selle ära ennem ei öeldud Eesti nagu sarja meelega välja, et proovime võimalikult palju, üritavad niimoodi sättida, et me saaksime siis Pontiaciga olla Eestis ka stardis, et ei ühtiks nagu Euroopa sarjaga. Küll kas kõik, ma ei tea, ma ei usu, aga nagu äkki mingi 2-3 etappigi saaks tulla, et me Pontiac tegelikult on väga äge, see vana Trans Am. Aga natukene näpime ringi, et seal sai mingid teised karburaatorid pandud peale, sisselase muudetud ja nipet-näpet. Parema hingama ise talle antud. Kuigi ega see teine ei olnud ka nagu halb, aga teine annab talle natukene parema veel nagu üleval otsas just õhku juurde. No aga teine kord äkki siis seisame juba Pontiaci kõrval ja räägid sellest meile? Jah, saab ka sellest rääkida. Et see on ka ju ikkagi Eestis väga tuntud auto nagu Outlaw klassis ja ma arvan, et igaüks, kes on kiirendusul käinud, ikkagi teab seda autot nagu et kui see tuleb. On millele kaasa elada, et selles suhtes on väga. Super, kuule, aga aitäh sulle ja lähme järgmine kord siis jälle. Treilerites. Jah.